Joe Barbecue ässad, on aeg teha üks one-on-one ja kui sa nüüd tuletad meelde neid kõiki one-on-one ja asju, mis meil siin olnud on, nendega, kes barbecue võistlustel on aastaid ja aastaid käinud, siis kõik nad ütlevad ühte asja. Kui ma küsin, räägi üks lugu, ei, mul ei tule meelde, aga Äl teab. Ja täna on see päev, kui me saame teada kõik need naljakad barbecue lood, sellepärast, et stuudios on meil külas Allan Kuning. Tere, Allan. Tere, tänud kutsumast. Et kas siis saame täna kõik lood teada? No ma tunnistan ausalt, eks ma olen kõik need saated ära vaadanud ja minu nimi on tõesti palju läbi kõlanud, aga lugusid on tõesti väga palju olnud, sest kaua aega on siin barbecue keerises oldud juba. Aga sa ise tead ka, kuidas need lugude edasi rääkimine on, et nad ei pruugi nii naljakad olla, kui need edasi rääkida, aga võib-olla mõne pikistame välja siin. Räägi mulle sellest, et kui mul on olemas hästi eremälestus sellest, kui ma esimest korda barbecue liha sõin, siis kas sul on ka midagi sellist, et siin on olnud mehed, kes on rääkinud, grillid, aga siis see vahehetk, kus nad sõid esimest korda barbecue liha on nagu kuidagi kadunud? Ma võib-olla peaks vastama nagu samamoodi, et mul on tohutult meeles üks hetk, kui ma sattusin esimest korda, siis jättasin Soome-Rootsi välja, sattusin välismaale Saksamaale, see oli seal kuskil 90. lõpus või 2000 äkki võis siis olla ja siis ma sõin seal kebaabile. Aga päriselt, see on siiamaani mul eredalt meeles, aga selle barbecuega oli selline asi, et ma tegelikult kuidagi niimoodi vaikselt kogu aeg sattusin sisse ja ma sain kogu aeg seda proovida. Mul on eredaid mälestusi, aga mul ei ole eredaid mälestusi seal algusaastatest. Vot seda ühte eredat mälestust algusaastast tõesti ei ole. Millest see siis tuleb sinu arvates? Et kas sa oled mingi tuntud Eesti mälumängur või midagi, et kõik ütlevad, et sina tead kõiki lugusid, et kas mis selle mäluga on, mis Allan neid kõiki teab? Mul on selline, ma arvan, et esiteks on see, et ma räägin kõige rohkem kui kuskil seltskonnas, et võib-olla vahepeal vait ka. Aga teine asi on see, et mul on tunne, et mul see pikem mälu on tõesti parem kui meie vanustel inimestel, aga mul tulenevalt vanusest, siis lühimälu mul enam ei ole. Aga ma veel korra ütlen seda ka, et tänud teile kutsumast, et ma sain valmis teha oma barbecue CV, et ma aastalt kirjutasin välja, kus reisidel me oleme käinud, kus võistlustel oleme käinud ja see oli väga põnev ja selline nostalgia tekitab, väike pisar tuli silma ja tuli neid lugusid veel rohkem meelde ja väga palju nalja tuli meelde ikkagi. Barbecuega saab alati nalja. Tahtsin küsida selle kohta, et sinu taust ei ole ju mingisugune lihategu või midagi muud. Sinu taust ja sinu tuntus tegelikult isegi on ju millestki muust üldse. Ja, selles mõttes, et ma olen läbi ja lõhki ikkagi toitlustusinimene, et ega ma muud midagi teha ei oska, ma tunnistan ausalt. Et ma olen hariduselt pagarkondiiter. Sellistel segastel aegadel käisin koolis, kus omandasin siis kutsehariduse 15-aastaselt, siis läksin kutsekooli 17-aastaselt, seal juba lõpetasin ja olin siis nii-öelda jutumärkides pagarkondiiter valmis. Ja ma tegelikult 15-aastaselt sattusin praktikale juba hotelli Olümpia ja 25-selt tulin ära, nii et ma olin seal 10 aastat, 25-aastasena siis tulin ära, siis olin 10 aastat seal töötanud. Aga see Olümpia tundub, et on olnud nendel aastatel veel eriti on selline hea sepikoda meie barbecue meistritele. Jaa, sealt on see, seal oli barbecue meistrid. Tegelikult kui me veel kerime väga palju seda aastat tagasi, siis hotellil Olümpias töötasid näiteks Marti Koppel, kes käis grillfestil väga agaralt, Oleg Alasire. Minu teada Oleg Alasire on käinud ka Ameerikal võistlusel, barbecue võistlustel ja siis kogu meie punt, et Rain Käärst, mina, Aarne Suumar, Reimal Kuuskler, Silver Siitam, võib-olla keegi ei nimetamata praegult, et kogu see asi tegelikult see, ma isegi ütlen, et päris palju algus saigi sellest. Aga kuidas see siis tõsteti Allan barbecue maailma? Tegelikult oli niimoodi, et minul on esimese võistluse, ma ütlen, et ma just rääkisin, kuidas mul on mälu väga hea, aga esimese võistluse siis oli 2002 ja tegemist oli seaküpsetamise võistlusega ja kui ma õigesti mäletan, siis see toimus seal vana Otepääl, Otepää külje all ja seal oli niimoodi, et seal oli üks 4-15 võistkonda ja puhtalt seaküpsetamine ja seal me olime väljas 2 võistkonnaga
olümpiakondiitrid ja olümpiakokad ja mina, Rain Käärst ja siis üks minu sõber olime siis nii-öelda kondiitrite võistkonnas ja siis kokkade võistkonnas oligi Silver Siitam, Arne Schumann ja Eimar Kuustler. Ja ma mäletan, et me saime vastavalt 4. ja 5. koha ja me olime väga õnnelikud, et kondiitrid tegid kokkadel ära. Aga no see oli naljaga pooleks, aga ma ei mäleta seda esikolmikut enam, et aga jah, siuke lahe võistlus oli ja see oli minu esimene nagu võistlus ja 2002 oli selline aeg, kus me hakkasime siis Raini ja Arnega seal natukene ise ka me tegime seal mingi toidukoolitusi hakkame tegema ja kui ta eelkõige Rain pigem oli see, et me aitasime Raini et tegema ja siis 2003 oli siis selline asi, et kui olümpiaga sai meile ühele poole et me tulime sealt ära siis mina ütlesin, et ma nüüd tahaks ka selle barbikuga hakata ikkagi tegelema täiesti profitasandil, sest ma olin näinud siis 2001 aasta alates, kuidas siis Rain, Aarne ja Eimar ja Silver ja nad käisid siis seal Lõuna-Afrikas ja Ameerikas ja tihtipeale seal olümpias olid nagu kokkusaamised. Olid seal kokkusaamised, et Jazz tuli sinna ja Vamvola tuli ja seal oli veel Otsu Minemets, et see on tõesti siuke vägev värk, et kus käivad. See tundus muidugi täiesti ulme, et keegi sõidab Afrikasse sel ajal, vähemalt mulle nagu. Liha küpsetama. Täpselt, seda enam ja need lood, mis sealt pärast tulid, need lood on siiamaani, aga need olid ka väga nagu võimsad, aga olid sellised, jälle võib-olla ongi see selline väga naljakas lugu, aga siis küpsetati ju põhimõtteliselt sarviktat tüüpi ahjudega või siis Oklahomaga. See Oklahoma on nagu siis, kes siis täpselt ei tea, siis guugeldage ja vaadake Oklahoma tüüpi. Oklahoma ehk siis see offset cooker, kus on siis pikk toru, kus otsas on küpsetuskamber. Täpselt ja mõelge nüüd veel 20 aastat tagasi, nüüd oli kuidagi kokku keevitatud, nad oli meeletult rasked. Nii, ja siis oli niimoodi, et siis kuna Hotell Olümpias ka seal mõeldi, et siis pakume siis seda õiget barbikut, siis poisid suure urraaga hakkasid seda tegema, aga siis minu teada oli nii, et see suits ikkagi läks siis ventilatsiooni, see hotelli inimesed kaebasid, aga kuidagi oli vaja välja mõelda siis, et oleks vaja seda teha ikkagi, hästi pikalt tehti, seal 4-5 tundi ja väljas ja talvel ja siis kuidagi oli situatsioon, ma mäletan, et siuke paar nädalat või kuud, et nad küpsetasid täiesti seal Liivalaia tee ääres bussipeatuse kõrval, et siis jälle noor Alla Kuning tuli ja vaatas, et ma vist ikka ei taha seda teha. Siis vaatasid jälle, kuidas poisid rääkisid oma lugusid, ma vist ikka tahan seda teha. et see pilt on mul kuidagi silme ees. Aga 2003 oli siis tõesti niimoodi, et siis oli natuke läksid need asjad ümber ja võib-olla on siin varem läbi kõlanud ka selline asi, et barbikusümfos keegi kellegi vastu vahetati välja. Tegelikult on siuke asi, et barbikusümfonis pole mitte kunagi kedagi kellegi vastu välja vahetatud, vähemalt see on minu versioon. Vaid on niimoodi, et lihtsalt ajad on niimoodi läinud. Et keegi on astunud kõrvale, keegi on juurde tulnud ja sellist asja. Ja 2003 sinna Jamaica maailma meistrivõistlustele siis sõitsidki barbikusümfoni koosseisus mina, Rain Käärst, Jazz ja Arne Schumann. Et see on ainuke võistlus, kus siis mina ei ole käinud koos Vambolaga. Ja tegelikult täna võime öelda, et kerge juubel on ka siin nagu õhus, eks ole. Sest et kuupäevad hakkavad nüüd mängima selle nii-öelda, nüüd me räägime aastast, ehk aasta oli 2003, kuupäev oli umbes... No, ta pidi olema praegune kuupäev on. Ma ütlen, et ma kuskilt, ma proovisin vaadata seda järgi ja ega ma täpselt ei tea, aga see oli septembri keskel ja jälle oli niimoodi, et siis oli jälle seaküpsetamise võistlus, seekord oli Otepääl, selleks tõesti kuidas ma ütlen siis, väga peomeeleolus, see seaküpsetamisvõistlus ja mina ja Rain läksime veel niimoodi, et läksime sealt otse, hakkasime Ameerika poole sõitma, sellepärast et Aarne ja Jazz kuidagi läks niimoodi, et meie Rainiga läksime läbi Ameerika, veetsime seal ka mõned päevad ja see lennureis, mina lendasin esimest korda siis välja otse seavõistlus tuld, ütleme nii, et oli väga vaevaline. Ma mäletan seda lennukit, ma mäletan isegi kelle kõrval me istusime. No ma ei tea nende nimesid, aga ma tean, kus maalt nad pärit olid. See oli tohutult raske, et kui me sinna Miamis maandusime ja see, ma ei tea, 30-35 kraadi meid vastu võttis, et ühtepidi see tohutu kergendus ja teistpidi hakkas jälle siuke palavus ja asi pista. Aga see Jamaica, siis seal oli barbikusümfoni juba, eks ole, ja sina oled algusest peale barbikusümfoni liige
ja üheski teises meeskonnas see figureerinud ei ole. Aga peale olümpiakondiitrite seaküpsetamise. Olümpiakondiitrite ja siin võib-olla pärast tuleb juttu ka, et meil on niisugused eriprojektid olnud, et meil on nagu see Estonian Barbecue Team olnud, aga see on ka pigem seal Barbecue Symphony ja erinevate meeskondade poolt siis kokku pandud. Aga see Jamaica, sa oled mulle moka otsast maininud, et seal on üks täpsustus vaja teha meie eelmistele saadetele või? Jaa, seal on ühele eelmisele saatele, et seal on tõsi see, et kes on tähelepanek vaataja, siis Jamaicaga oli selline asi, et siis meie ülejäänud võistkonna ja siis Eesti Barbecue vanaisa, kes on täiesti elav legend, on ju ühtegi paha sõna ei ütle, et meie versioonid seal päris kokku ei lähe. Aga seal on pigem jah, ütleme niimoodi, et selle kohta on ka vist vana sõna, et kes vana asja meelde tuletab, et siis sellega juhtub. Täna tuletame väga palju vana asja meelde. Aga seal oli Jamaical oli niimoodi, et ma veel ütlen vahel, et me Jamaical tegime, siis oli ka lõhe või see kalavoor oli ja me tegime lõhe, mida me siiamaani kasutame, mida retsepti siiamaani kasutame ja me saime selle lõhega teise koha äkki või, kas seal kokkuvõttes minu arust olime 8, aga me saime 12 kohta ja siis 2 äkki 10 kohta või midagi sellist. Tol ajal me ei räägi MM-ist kui sellest tänasest Casey Bestist või millestki muust. See oli see nii-öelda VBQA stiilis. See oligi VBQA, jah. Kreatiivsus loeb, eks ole. Jah, aga kusjuures näiteks oli niimoodi, et kui me nüüd seal Jamaical ja ma saan aru nii seal San Diegos kui ka seal Lõuna-Aafrika Vabariigis, et seal ei olnud nii-öelda seda lusika keerutamist veel, et seal neid piimavahte ja ma ei tea, mis asja, et need tulid kunagi hiljem, et sellist asja, et seal oli, mina mäletan, et seal olid lisandid olid ikkagi täiesti tavalised, ja teine asi oli see, et selle VBQA võistlus, näiteks Jamaica võistlusel, see oli nagu väga hästi organiseeritud võistlus. Ma mäletan, see oli tohutult hästi organiseeritud võistlus niimoodi, et meil olid kindlad telgid. Aga võib-olla siin tulebki üks siuke naljakas lugu, et igal ühel kindlad telgid on ju, ja siis, kui me tegime telgis asjad ära, siis tulid nagu koristajad ja koristasid ära, niimoodi, kõik pesti lõikelaud, kõik käitsime nii nagu oli ja pandi tagasi. Siuke orgunn oli. Aga meie siis, me ei olnud harjunud sellega ja meil oli tassitud mingi siis pool sala ja Eestist kaasa, me tahtsime tanguvorsti teha, et selle ajal olid need sooled olid siis kaasa ja me jätsime kuidagi nad nagu kuivama sinna alla. Aga siis kohalik tore koristaja tuli sinna, vaatas, mis asjad need on ja viskas kõik minema ja pesi puhutaks. Et sinna meie tanguvorst jäi, aga sellised head kokad olid võistkonnas, et me tegime mingit tangukotlette ja sellised asju. Nii, aga ärme jääme sellesse 2003 kinni, et 2004, sul on, jah, ma ütlen, see CV on päris võimas tehtud, et 2004 oli siis Saksamaa, kas see oli see aasta, kui siis see bussireis oli või? See oli bussireis ja Saksamaa oli jälle VBQA võistlus jälle tohutult hästi korraldatud. Seal oli väga palju võistkondi, ligi 100 võistkonda ma pakun. Ja see on väga huvitav aasta oli, et siis sellel Sauel toimusid Euroopa meistrivõistlused ja tollel aastal siis 2004 oli siuke võistkond nagu Barbiku võitlejad. Jah, see oli see Toomits Toomits, Enn Dobreluks, Riho Lepik, Eimar Kuuskler, kõik olid siuksed kõvad vennad koos. Ja sellel aastal me ei võitnud, üks aasta see võistkond oli minu teada, me ei võitnud neid mitte üksi kord. Ma mäletan, meil oli... Nemad võitsid üldse kõik võistlused vist. Ja, ütleme niimoodi, et Saksamaal oli näiteks niimoodi, et selle MM-il oli nii, et me saime seakategoorias tohutus konkurentsis, me saime 3. koha ja lõpptulemus oli nii, et Barbecue võitlejad oli 8. ja Barbecue Symphony oli 9. Nii et Tiit Reve tuli meie juurde ja ütles seda, et kuule, te tegite jumala suurepärase asja, aga nüüd nalja tahate kuulda. Aga siis oligi see nali juba, et see kuidagi tunne oli, et see aasta pidi niimoodi minema, sest näiteks Kuusalus toimus etapp ja meie võitsime ära 3 vooru, Barbecue võitlejad võitsid 1 vooru ja nad võitsid selle ära. Me oleme ka kunagi niimoodi teinud, aga see oli kuidagi niimoodi läks, et Sauel oli samamoodi, et nemad tulid Euroopa meistriks, meie jäime teiseks. Et see oli hästi mõnus aasta ja hästi kihvt. Ja
see Saksamaa, sellest räägitakse mingit legendaarset bussireisi selle kohta. Tahad sa mõne loo rääkida sellest bussireisist ka või? Jumal, seal on neid lugusid nii palju. Kusjuures ma ütlen võib-olla niimoodi, et kuidas see bussireis on nii legendaarne, et siin nädal aega tagasi oli Tartus seaküpsetamise võistlus ja pärast siis istusime pubis ja võtsime päeva kokku, siis Tarvo Kullamaga me tuletasime meelde seda bussireisi. Põhimõtteliselt 19 aastat tagasi on ju. Ja näide ka, miks see oli legendaarne, siis näiteks Tarvo ja Ossi ja seal veel osade inimestega, kes on barbikus siiamaani, ma saingi selle reisi ajal tuttavaks. Teine asi on see, et kõik tiimid istusid ühes bussis koos, ei mingisugust nagelemist, kõik olid sõbrad ja fännid olid kaasas kõige lisaks veel vist. Meil oli tegelikult oli see Barbiku sümfonia sõitiski oma fännidega. Ja siis oli eraldi veel tuli Türi pritsumehed ja minu arust olid need barbiku võitlejad tulid ka ikkagi eraldi. Minu arust me läksime eraldi, aga pigem oli see, et järgmine aasta sõitsime Ungarisse ja vaat seal äkki oli siis niimoodi, et seal oli ka bussireis, aga vaat kui sa oled ühe nagu ägeda asja teinud 2004, mis me tegime, siis see 2005 oli, me vist sattusime nagu sinna Ida-Euroopasse ka, ja see Ungari võistluse Orgunn oli, organiseerimine oli ikkagi, ütleme pehmelt öeldes, oli ikkagi kehva. Ja meil läks see võistlus ka nii nagu läks, aga seal oli, me tegime sükse väga hea show-programmi seal, et sellest on vist räägitud ka, aga Jazzis Linnateatrist, me olime 7 käsi ja siis oli Priit Toomis ka meie võistkonnas ja Jazz võttis Linnateatrist siis 7 selle päkapiku siis kostüümid, siis nendega hüppasime seal, tohutu palav oli aga ei saanud selles ka esikohta. See oli Palatoni ääres seal siis, eks? See oli Palatoni ääres, see koht oli tore ja kõik, aga seal kuidagi minust ei tulnud meil see võistlus välja ja meil see koostöö ühe teise Eesti võistkonna, kes oli üks Narva võistkond, oli, et nendega ei toiminud nagu ja seal kuidagi ei jäänud nagu head muljet sellest. Aga sealt hüpates, kui ma nüüd ise võin öelda, siis mul ongi kirda pantud, et see 2002 kuni 2006 oligi siuke Food, Fun ja Fire. See Food, Fun ja Fire oli nagu ka VBQA nagu siuke lööklause. Ja mina ütlengi... Ei, Friends on ka neil. Oli või? Jah. Okei. No näed, siis on veel parem. Aga see andiski niimoodi, et siis me saime aru, et see VBQA ei ole ikkagi päris meie jaoks, et kui me tahame nagu liha küpsetada, siis tuleb muuta. Ja siis 2006 meil oli ka vaheaasta, kus siis me võistlesime ainult Eestis ja siis tekkis juba Rainil kontakt siis Ameerikaga. Ja Jaanil ka, Jaan Abit, Rain ja suhtlesid ja siis tekkis see kontakt. Ma nii palju ütlen vahel, et sa siis ütled seda, et see Ungari võistlus, see korraldus ei olnud kõige parem, sa ütled seda sellepärast, sa pole Iirimaal võistlemas käinud. See on eraldi tase, et me Taneliga võime rääkida pikad jutud selle kohta maha, kuidas seal võistlusi korraldatakse, eriti MM-i. Vaheaasta, sa oled märkinud siia kriipsuga taha ühe loo. Vaat see vaheaasta on kõige paremini meelde jäänud, et siin on ka päris palju kõlanud seda, et kui need Ülelinna lihameistri etapid olid, siis Kaarauda parklas on ju ja nii edasi on ju. Ja seal oligi niimoodi, et siis oli Kaarauda parklas, see toimus Mustamäel, Priit Toomits oli siis meie võistkonnas. Priit Toomits siis õnneks või kahjuks pole terve elu hiilanud sellega, et õigel ajal alati kohale jõuab. ja siis oli niimoodi, et me kuidagi tegutsime seal juba ja mina puhastan ahju. Ja see oli tol ajal, kui mina siis juba Terevisioonis olin, ma olin Terevisioonis kokku 5 hooaega ja siis tegelikult suhteliselt tuntud olid ikkagi need kokad, kes seal toimetasid. Ja mina tegin siis torte ja kooke seal ja üldse magustoite Terevisioonis hommikul ja Toomits tuli taksoga ja ta sõitis nagu parklasse, sõitis siin ette ja ma olin ahju taga. Niimoodi vaatan sinna peale, vaatan taksojuht hakkab naerma reis. Paneb Toomitsele niimoodi. Ma mõtlesin, et äkki mingi sõber tõi ära või tuleb välja. Ma küsin Toomitse käest, mis seal oli. Et rääkisin taksojuhile terve tee, et lähen lihaküpsetamise võistlusele. Taksojuht nägi sind, küsis, et mis lihaküpsetamise võistlus, see on see kuradi kondiiter. Et see on kuidagi mulle eredalt nagu meelde jäänud. Aga tänapäevaks me jällegi teame nagu selles mõttes, et enamus ju või paljud kõvad barbikumehed ei ole üldse ju koka taustaga. Aga tol hetkel tundus see, et see on täiesti ainult kokkade võistluse selline asi, kuigi oli ju nagu Türi pritsumehed, kes siis nagu toimetasid. Tol ajal ta Eestis siiski oli, 2006 oli ta kindlasti kõveralusika teema ju, eks? No
Ütleme nii, et oli, aga eks see kõverlusika seal on ka natukene siuke ülepaisutatud, aga noh, samas jälle oli see, et 2004 me läksime esimest korda Jack Danielsile, siis noh, tõmbas kõik need kõveralusika pinged ja kõik asjad maha. Sest minul on räägitud lugus ikka see esimene võistlus, mis eestlased käisid see 2000 seal Sveitsis, et seal Jazz rääkis lugusid, kus seal olid täiesti valged linad ja mingid niimoodi serveeriti ja sellist asja, et oli väga kokkade põhine olnud see asi. Aga 2007 siis esimene Jack Daniels. Jah, esimene Jack Daniels, noh, Walmarti brisketiga ja kõik sellist asjadega ja kohalikud tulid, näitasid meile fotoalbumit, et kuidas välja panna ja sellist asja ja meil läks väga... Tolle ajal ei saanud telefonist näidata, et vaata, fotoalbumid olid kaasas. Okay. Et väga võimas ja seal me olime ka, meil olime just täitsa siimoodi, kas 7 võistlesime, aga sellise 10 pundiga olime. Et Rene Kiis ja End Obrelüts ja olid kohtunikud ja ma täpselt nagu entri kohta ei mäleta, aga me kokkuvõttes olime kuskil poole peal ja me olime parim nagu sellest välisvõistkonnast. Nagu jätta USA ja Kanada välja, et me nagu selle Kanadat pole ka. Et kuidagi väga hea aasta ja täiesti oma asjadega läksime peale oma maitsete ja nende asjadega. Ja mitte ainult Jackile käinud tol aastal siis, et lihtsalt tõmbasite ka USA-le vähe ringi? Jaa, me käisime küll New York ja New Orleans ja seal sai väga palju nalja. New York, New Orleans, Las Vegas, sellised kohad, jah. Et see oli toidu mõttes oli ka väga kihvt reis, et vaatasime erinevaid asju ja just käisime, proovisime erinevaid lihasid, väga palju nagu barbikulihasid, ma ei tea, õllekates, restoranides, tänavanurgal, sellist, et saada seda aimu. Et eks me sealt hakkasime nagu midagi saama ka aru, et see maitse on natukene teistmoodi. Pluss saime aru, et noh, Ameerika on ikkagi nii suur, seda me teadsime enne, aga saime aru ka see, et igas Ameerika otsas ikkagi on see maitse ikka ka täitsa teistsugune. Noh, tõsi, sinna Jackile jookseb ju kogu Ameerika kohtunikkond kokku, ehk siis mina ei tea, mis seal vaja on. Nii on, jah. Aga 2008 läksite uuesti Jack Daniels. Ma küsin ühte asja, keegi teab, siis sina tead. Te olete, Barbecue Symphony on siis Jack Danielsil grandfather meeskond. Täpselt. Mida see tähendab? No, seda tegelikult kõige paremini teab Rain Kärst, aga see tähendab sellist asja, et nad on pannud, kuna me oleme nii ammu seal käinud, nad on külmutanud ära mingid välisvõistkonnad, kes siis, noh, ma arvan, et see on sellepärast, et nad teavad nende võistkondade kvaliteeti, noh, tõenäoliselt nad teavad ka, et siis me sinna päris vist esikohta nüüd saama ei hakka, aga nad teavad, kui palju me vaeva näeme, mis kogemused meil on, ja ma arvan, et seal on puht siuke inimlik suhtlus ka, et on lihtne suhelda ja nii edasi. Neid võistkondi, ma võin eksida, on 6 või 8 või selline ja sama palju võetakse juurde siis äkki või kuskilt niimoodi. Et seal on ka Poola võistkond, kes on nagu iga kord kohal, et minu arust nad nagu Barbecues selle 20 aastaga väga suuri edusamme pole teinud, aga on ka nagu sakslasi ja nii edasi, kes on käinud mitmeid kordi. Aga 2008 oligi näiteks selline, noh, tegelikult oli 2008 täiesti ajalooline aasta, et seal oli 2 Eesti võistkonda. Oli Smoking Pioneers ja oli siis Barbecue Symphony. Ja seal oli niimoodi, et Smoking Pioneers võitis siis Eestis võistluse, mille Rain Kärst korraldas. Ja seal auhind oligi konkreetselt mitte nii, et loosi pannakse või midagi sellist, oligi, et võitja saabki Jack Danielsile. Ja mina ütlen, et tänu sellele võidule hakkas ka, minu arust hakkas ka pioneeridele see, et neil oli nagu selg vastu seina, et nüüd peab minema Ameerikasse, et see ei olnud nii, et kas lähme või võib-olla, et see oli nagu fakti ette pantud. Sest et tegelikult käib ju, võime öelda, et üle maailma juba tänasel päeval käib meeletu rabelemine, et kes saab Jack Danielsile. Täpselt. Ja mul on sellega hea lugu rääkida. Mitte meie kohta, aga on Ameerikas üks väga kuulus võistkond. Õigupoolest on ta ühe mehe võistkond. Aga ta on siuke meiesugune tola, kellel on kaamera kogu aeg kaasas. Tõsi, tema filme näeb väga süvatasulises keskkonnas. Sest ta näitab kõike seal. Ja siis oligi film sellest, kuidas see Jack Danielsile võistleb siis, eks ole. Ja siis paar sõpra tal seal kaasas ja siis oli see, et oota, kus sina oma pileti said, on? Ja ma käisin, mina sain, ma ei tea, mis sellest Maini osariigis sain, on? Sa ei ela ju Maini osariigis. Ja, aga see oli üks võistlus ja ma olin perega puhkamas seal ja ma mõtlesin, mis siis ikka, on? Siis tagant taustalt oli ühe sõbra hääl, räägi tõtt nüüd.
ei no jah, et laenati tünnitus, et no räägi, kuidas see päriselt oli, on ju. Okei, ma teadsin, et meie osariigis on ainult üks võistlus. Siis, aga me käisime perega päriselt ka lobsterit söömas pärast. Et otsis välja, et seal on niimoodi, et iga osariik saab nagu pileti. Täpselt. Ja et otsis välja selle koha, kus on üks barbecue võistlus aastas. Läks sinna Läraki kohale, võttis tünnid kaasa, tegi seal kõigile tupli sai oma pileti kätte ja võis puhkama minna. No, aga siin ongi see, et Euroopas teie need, kus sümfoni on siis koolitusel käinud, need Southern Dutch, tema lammutas eelmine aasta mööda Euroopat lihtsalt selle nimel, et saada Jacki pilet kätte, eks ole, et ta tegi tohutult võistlusi ja väga palju võitis, et see variant on siis nagu, et meie võitsime nüüd Vanamõisa, meil on pilet loosirattas. Täpselt. Aga sa võid ka saada otse, aga selleks sa pead võitma 7 sellist võistlust. Täpselt. Ja siis on sul see pilet käes nagu. Täpselt, siis on tähendab luba käes. Ma arvan see, kui me alustasime, olid natukene need reeglid nagu lõdvemad või mismoodi, aga välisvõistkondadele jah, aga koduvõistkonnad, seal oli see, et ilmakuulus Myron Mixon näiteks, ta ei saanud aastaid sinna peale, sest et ta valesid võistlusi võitis või midagi taolist. Kodu USA võistkondadele on kogu aeg olnud see üks ja sama ja näiteks siis Wayne Lohan, kes on siis meie seal kontakte pikka aega nagu seal Jack Danielsi barbecue vanaisa, siis tema nagu, kui me seal hakkasime ka kibelema mingi hetk, et läheks kuskile mujale, kus me käisime ka, võistlusele Ameerikas, siis ta ütles ka, et poisid, et arvestage sellega, et tulge Ameerikas nii palju võistlusi, lahedaid võistlusi tulge, aga siin võistlevad ainult parimatest parimad ja see on kõige parem võistlus, mis kuskil saab olla üldse. Ja nii palju, kui meie oleme käinud, siis see tõsi ta on ka. Aga 2008 Jack Danielsi juurde tulles, siis seal läks juba hästi ju. 2008 läks hästi, aga seal on 2008, ütleme niimoodi, et see Jack Danielsi võistlus, ma mäletan, et meil ei läinud nagu kokkuvõttes nagu sugugi nii hästi, aga me tegime siis, see oli küll nüüd Priit Toomitsa nagu juhtimisel tegime siis üks selle Homelandi või see on peakoka kategooria vist. Ta tegelikult on see, et sa pead nagu justkui oma kodumaalt midagi, kas see on see kala akvaariumi mingi teema või? Ei, seal me tegime sea sisefileede ja seal oli ka nagu siuksed, tegelikult see oli väga lihtne toit, aga me serveerisime seda väga lahedalt ja sellest me saime teise koha. Aga 2008 mul on jälle üks väike huumor meeles, kuidas siis, me olime 2007 käinud, me olime kogu seda võistlust näinud, me olime siukse Ameerikas, kui sa lähed sinna, siis kõik on tohutud külasi lasked, annad kellelegi ribiproovid, issand, see on kõige parem, ta number 1 te võidate, ja siis hakkabki tunne tekkima. Kui sul üks inimene ütleb 2 inimest 100, sul käib, ma ei tea, 1000 inimest läbi, see on tohutult palju rahvast, ja hakkabki tunne tekkima. Aga me kuidagi 2007 saime nagu aru, et ega see tunne nagu päris hea ei ole, aga kui 2008 jõudsid, siis see Smoky Pioneers jõudis sinna, siis nad olid neist 2 telki eemal, ja jagasid samamoodi, andsid ja nad tegid veel selle Homelandiks, tegid mulgiputru, mis on tohutult õige, et tegid ka oma seda asja, sellist ja hakkame Oudasutel minema ja vaatan, Smoky Pioneersi poisid tulevad, et oleme nüüd karikate järgi. Mina nagu mõtlesin, et päriselt, et poisid on päriselt. Muidugi, mis siin on, et kõik inimesed ütlesid ka, et nii hästi on. Muidugi, kui sinna jõudsime, siis hakkas nagu vaikselt tulema seda allapoole, et kuidagi olimegi niimoodi, et ma arvan, et see Smoky Pioneers oli ikka seal päris tagapool ja me olime siis enne seda, kui päris tagapool. Et meil see päris võistlus ei läinud kummagil võistkonnale ei läinud tookord hästi, aga see Homeland oli tõesti oli lahe. Aga Dominikaani kohta? Dominikaan, jah, jälle, nägime esimest korda troopilist stormi. Istusime terve päeva hotellitoas. Oota, miks Dominikaanis, millest räägime praegu? Me selles mõttes meil Barbecue Symphonil oli algusest peale selline asi, et me võtame ette siis nagu võistluse ja me peale seda teeme ühe reisi. Et vaatame siis sinna lähipiirkonda, kus on. Hea oleks, kui ta oleks nagu toiduga seotud. Me valisime, meil õnneks vedas ka, me suutsime valida sellise hotelli, kus siis päris palju nähti toiduga vaeva. Et seal päris huvitavad siuksed mereannid ja asjad ja me isegi käisime seal veel toidukoolitusel ja kalal käisime ja sellist asja tegema. Et sealt edasi me olemegi kõik need aastad käinud. Näiteks 2009 me käisime Jack Daniels, siis me läksime Kuubale näiteks. Samamoodi toidukoolitused, jutud üldse vaadata seda Kuuba kööki nii palju, kui seal on.
ja seal ma nägin näiteks ka Kuuba, siis Havana kõige vanemas ja kõige luksusimas hotellis, siis ma nägin hommikusööki, mina Rain jõudsime natukene hiljem ja siis tuli Jazz ja Vambola tulid meile vastu ja siis ma vaatasin, Vambola on kuidagi tujust ära ja ütles mulle, et tead, tehke, mis tehke, aga kuradi mune ei saa küll siniseks keetara. et seal ma läksin, vaatasin, keedumuna tõid täiesti tume siniseks keedetud. et seal, aga jah, no tegemist on ikka jah, ühtepidi väga huvitav, aga noh, väga õnnetu riigiga. Aga kodumaal endiselt ju ikka võistlesite veel selle? Kogu aeg, kõik etapid, kõik asjad, nii palju kui sigadust oli, kõik asju. Aga mis ajani see trall siin kodumaal üldse kestis, et kas selle majanduslangusega hakkas see ka ära kaduma? No tegelikult ongi niimoodi, et kui ma aastat kokku võtan, no ma enne ütlesin 2002-2006 oligi see Food, Fun, Fire ja Friends on ju, no Friends on jäänud meile. Ja siis see 2007 kuni 2009 on ju, oli nii, et Barbecue Symphonies oli ka nagu selline selgindamine on ju, et siis tekkis majanduslangus tekkis, Toomits läks Londonisse tööle on ju, Aarne ja Silveril olid ka natukene teised väljakutsed on ju, ja siis 2009, kui me Kuubas olime, siis me tegelikult saime aru, et kui me liigume edasi on ju, et siis me liigume neljakesi edasi on ju, et siis oligi Rain, Vambola, mina ja Jazz on ju. Et see 2009 kuni 2013 oli selline aeg, kus ma ütlen, et kõige võib-olla siuksel, tollel hetkel ma ei saa öelda, et kõige parem aeg, aga ta tegelikult oli nagu väga, väga siuke kuldne, rahulik aeg oli. Ja seal siis me proovisime erinevaid asju. Ma tean, et minu arust oli Eestis juba siis niimoodi, et siis olid need Eesti meistrivõistlused eladi, need ei sõltunud enam nendest etappidest on ju ja et siuke nii-öelda jutumärkides, et iga nädalavahetus kuskil parklas ei pidanud olema. Ja tegelikult see parklaasi on ka nagu siuke ületähtsustatud, tegelikult oli väga lahedates kohtades need võistlused ja ei olnud ka iga nädalavahetus on ju, aga... Ja tulite ka ju, see parkla on siuke jutumärkides parkla, sest et ma olen käinud Vabaõhumuuseumis olete olnud ja mingisugused ägedad kohad. Laatades on olnud ja üle Eesti ikkagi. Ja mõisahoovides ja sellistes kohtades. Aga 2009 oli ka selline aeg, kus siis nagu me Rainiga hakkasime ka nagu kuidagi üks äri sai läbi on ju, ja siis hakkasime teist äri ajama, mida me siiamaani teeme. Ja oli selline jah, kuidagi mõtete kogunemisaeg ja siis sinna vahele oligi nii, et me käisime siis 2003 käisime Jack Danielsile ja samamoodi siis käisime Bahamal, samamoodi vaatasime erinevat toidukultuuri ja sellist asja. Siis 2011 me tegime Jacki vaheaasta ja käisime Hollandis jälle VBK võistlustel. Päris suur võistlus oli ja ka viisime El Camino sinna kohale ja pioneeride abiga viisime kohale ja siis Rain tõi oma abiga tagasi selle, et see oli ka suur seikluse. Aga see võistlus siis, seal me saime aru, et selle VBK-ga on kõik, et see on kogu lugu. Ma tulen ühe olulise verstaposti juurde ka, et Jack Danielsil on erinevad kategooriad. Kaste ei ole nagu põhikategooriates või kuidas ma ütlen, ta ei ole see, mis läheb lõpparvestusse sisse. Aga see on väga oluline kategooria seal, et see ei ole, ütleme, et see Homeland on siuke natuke, siis see Kaste on aastaid Jack Danielsil olnud, eks ole, kus kõik tiimid osalevad ikkagi, eks. Ja sealt on teil siis tegelikult parim tulemus vist on kastmes see Jazzi kaste siis põhimõtteliselt. Täpselt, Jazzi kaste ja see on tegelikult täiesti avalik info ka, see on isegi ühte raamatusse trükitud ja ma arvan, et seda jõuab näeb internetis ka, aga seal me saime, see oli 2009, seal me saime 6. kohale ja seal on ilusad pildid ka, et Jazzil on see rosett, mis tegelikult koera võistlustel antakse, aga me saime seal ka ühe tšeki, ma ei mäleta, kas see oli $100 või $200 selle eest või? Jah, aga seda tünnipõhja ei saanud veel, on ju? Tünnipõhi tuleb 5. kohast minu eest alates. Jään vastuse võlgu, minu arust on niimoodi, et seda tünnipõhja ei saa nendest kõrvalkategooriast. See dessert, see peakokavalik ja kaste, et sealt ei anta, et see on seal need 4 kategooriat, aga seal on ka siuke asi, et seal tehti peale seda masu, tehti ka väike muudatuse.
et seal nende kastme nende eest, noh 6. koha eest anti seal mingi $100, et seda enam ei ole ka nagu. Võib-olla on nüüd taastanud, me ei ole tõesti ju 4 aastat vahepeal käinud. Jah, taastati, ma vaatasin ühte hiljutist autasustamist, et kõik kategooriad saavad tünnipõhjasid. No võt näed. Ja tünnipõhjad on ka vist, et on õhemad ja siis muutuvad need jämedamaks, mida kõrgema koha saad. Siis tasub minna. Tasub, teil tasub. Hollandis veel VBK-l teile hästi ei läinud siis? Ei läinud. Seal minust ei läinud ühegile Eesti võistkonnale, aga minu arust, ma tean, et pioneerid olid, meie olime äkki, Türi Pritsumehed olid ka, aga ma arvan, et ma ei eksi, kui me olime Eesti võistkondades kõige kehvemad, et see kuidagi oli Hollandi reis jälle, väga kihvt reis oli, kõik oli väga tore, aga see võistlus, me saime aru, et see ei ole meie jaoks. Oota, aga see El Camino seiklus siis, et kuidas see El Camino sinna sai siis? See viidi omal jalal sinna? Ja oma jalal viidi kohale, Smoking Pioneersi Kalle sõitis sellega kohale, meie läksime nagu valged ärrad lennukiga, sest nad tegelikult pidid niikuinii, nemad pididki mööda maad minema, et ta sõitis lihtsalt El Camino kohale, aga siis selle El Caminole mingid vanusest tulevad tehnilised vead lõid välja niimoodi, et Rain sõitis sellega tagasi, aga see, ütleme, et see oli seiklus omaette, aga ta jõudis ikkagi ilusti tagasi sellega. Okei. 2012 läksite tagasi Jack Danielsile Barbecue Symphonina. Jaa, 2012 läksime tagasi Barbecue Symphony Jack Danielsile ja olime ainult võistlusel, käisime ja siis, see oli tegelikult see 2012 lõpp oli väga raske aeg, et Chassi tervis ei olnud enam endine, ega me ei teadnud ka, et see tervis nüüd nii kehv on, aga jah, et ütleme, et see 2012 aasta selle Jackiga ja 2013 aasta algus, siis lõppes üks periood meie jaoks, ja siis hakkas nagu päris raske aeg ikkagi, et need järgmised aastad olid keerulised, aga samas jälle selle 2012 aasta Jack Danielsilt, kui me ära tulime, siis oli niimoodi, et või ma ütlen, et siis oligi võib-olla need keerulised ajad lõid selle, et 2013 me käisime Jack Danielsil siis Estonian Barbecue tiimina. Ja tegelikult mingi hetk see nimi tekitaski eufooria, selle nime käisin mina välja sellepärast, et ma mõtlesin, et kui me läheme nagu siis ikkagi me esindame Eestit, et see meie jaoks alati on Barbecue Symphonil ka väga tähtis, et me võtame seal väikseid lippe ja klepekaid ja siuksed asja jagame inimestele ja sinimustvalgete värvides kommi pakume ja sellist asja, et me tutvustame Eestit võimalikult palju. Ja sellepärast see nimi sai nagu välja mõeldud, kuidas sinna valiti liikmed, siis see konkreetselt käis niimoodi, et ma kirjutasin üles kõik inimesed, kes on käinud Jack Danielsi võistlusel, välja arvatud siis need, kes kunagi varem või ma ei tea, keda ma ei tea, et kuskil väljaspoolt sellest ajast, kus meie käisime, siis ma välistasin need inimesed, kes omavahel lihtsalt ei klapi, siis omavahel, kes enam-vähem klapivad, tõin tagasi ja ma sain 10 nimele. Nii, ja nendel 10 nimele siis me tegimegi ettepaneku vastavalt sellele, siis oli siis nagu Smoky Pioneersist, Barbecue Symphonist ja siis oli veel Rene Kiis ja Priit Kiipsar oli ja Enn Dobreluts oli näiteks. Et see sai tegelikult väga selline huvitav punt sai kokku pantud. Ja kuidas Estonian Barbecue tiim üldse nagu alguse sai, siis oligi, kui 2012 me sõitsime Jack Danielsil tagasi, meil väga hästi ei läinud, meil läks täiesti keskpäraselt, ma mäletan, aga ei olnud siuke mingi väga hea tunne ja samas oli nagu kõik oli okei ja Enn Dobrelutsuga, ma ei tea, me saatsime kuidagi sõnumeid selle, et Enn küsis, kuidas läks ja ma kirjutasin, et siuke koht ja ütles, et väga lahe ja ma ütlesin, et peaks ikkagi järgmine aasta mingi suurema võistkonna panema. Enn kohe kirjutas, et ta tol ajal oli seal Londonis juba, mul on Londoni sõbrad ka vanema, ja see ma autos nagu rääkisin, ma tean, teised ka seal läksid kohe, päris hea mõte, et Jazz oli ka, et kuule väga hea mõte, ja siis ma kirjutasin talle, et ei, et kui teeme ikka Eesti meestega, et teeme ikka Eesti satsi, ja see hakkaski kuidagi veerema sealt lumepallina. Ja siis mina olin tahtnud kogu aeg seda ära proovida, et kui panna välja, siis nii-öelda, Eesti koondis on palju öelda, aga kui panna siuke võistkondadest eraldi kokku, et kas see annab midagi juurde. Ja saime ka vastuse teada. Et ei ole? Ei anna. Aga veel korra ütlen seda, et väga lõbus oli. Väga lõbus oli. Aga ma küsingi seda, et kas nagu neid samu Poola tiime vaadates ja siis järelikult teie ka seal samamoodi 10 eks ole. Ja siis on tüüp üksinda või 2 ja loputab nii, et paha hakkab, et
kus nagu kukalt kratsime võtnud, et mis me valesti teeme nagu. No selles, ei. No, kas see, et me paneme juurde mehi, et see vist ei aita? Ei, seal see ei olnud üldse eesmärk. See pigem on niimoodi, et tegelikult on see, kui me võtame, me lähme praegu nüüd, isegi paari nädala pärast on ju, lähme Jack Danielsile on ju, me lähme ka 8 aga reaalselt ikkagi me teeme nagu 4 seda asja, on ju. 4-5 on ju. Et meil on seal ka inimesed juures, nagu ma ütlesin, et meie jaoks on väga tähtis Eesti tutvustamine ja seda tegelikult teevad 2 inimest, sest seal on nii palju inimesi juures, on ju. Ja seal 10 satsis on ju, mis oli Estonian Barbecue Team, me jagasime veel nii ära, et 2 võistkonna liiget läksid kohtunikeks, on ju, et vaadata nagu seda suuremat pilti, on ju. Siis oli niimoodi, et 2 olid nagu selle eesliiniga, on ju, ja meil oli ära jaotatud ka see köögiosa, on ju, nagu, et see oli. Aga muidugi on see, et mina olen alati näiteks toonud, et tegelikult üksinda võidetakse seal 2, aga seal on perekonnad ja täiesti rahulikult oli 1 aasta, ma ei mäleta aastat enam, on ju, aga oli niimoodi, et 3 last ja ema, isa ja panid kõigil ära reisse. No, mul on hea näide, hiljuti rääkisin ühe Euroopa barbecue kauaaegse tegijaga, kes on edetabeletis ka tippus, eks, siin kandis. Ja siis ütles ka, et kui ta vaatab nagu ringi barbecue platsid alati, kui ta võistlema, siis ta vaatab ringi, et mis näod vastu vahivad, eks, lihtsalt üks asi on tuttavad, on ju. Ütles, aga et mida ta kardab, alati on mees ja naine või siis üksi inimene. Et siis on see, et neid ma kardan. Ütles, aga kus ta näeb, et mingi laad käib, kõik kohad on mingisuguseid tüüpe täis ja ütles, et sealt tuleb midagi kunagi. No, meil oli siis üleeile oli just juttu Rene Kiisiga, et ta küsis, et meile on väga tähtis see, et kõik on ühtemoodi vormiriided ja siuke, no Eestis ongi niimoodi, Euroopas ka vist on, aga Ameerikas... Ei ole enam Euroopas ka. Aga Ameerikas pole vist see kunagi olnud, kui ma tagantjärgi mõtlen, aga Euroopa võistkonnad kõik, kes on Ameerikas olnud, on täiesti vormis, on ju lipud väljas ja selline asi, aga see on arusaadav ka tegelikult, et kõik tahavad tegelikult oma riiki tutvustada, sest me peame sellest aru saama, et seal need inimesed, ma võin teile öelda, et 75% nendest inimestest, kes külastavad, nad ei tea Eestist mitte midagi. Nad ei, kus on, ma arvan, 35% küsivad, et mis osariik ta täpselt on. Seal on ikka tükk tegemist. Neil oma vahel muidugi seal Ameerikas on see osariikide nagistamine, eks ole. Aga meil siin, miks me kõik oma lipud üles paneme või mida iganes, on sellepärast, et meil ei ole osariigid, meil on riigid ja siis me paneme oma lipud üles, et kes kust riigist pärit on. Tihtipeale on nende logode peal, igal pool on kõigil oma riigi lipud ja nii edasi. Absoluutselt. Et meil siin on ja nii, aga seal kokariietusest ja sellest rääkides, eks ole, et siis VBK-s oli see. Tõenäoliselt sellepärast, et seal olid päris kokad ka. Siin, kui tulla sellesse Euroopa, sellesse Casey-Bessi maailma, siis seal kokasid väga ei ole, et enamus teeb midagi muud ja nad võistlevad Casey-Bessi, sellepärast, et nad võistlevad Casey-Bessi, et nad ei pea kokad olema. Aga, et minnes seda siivid mööda edasi, 2014 ja Las Vegas, te ei käinud Jackil on ja, aga see oli siis see Food World Championship on selle asja nimi. Jah, täpselt ja seal, kui sa enne küsis, et kuidas Estonian Barbecue tiimil läks, siis vähe sellest on ja siis me proovisime ühe korra veel. Aga tegelikult oli see, et me proovisime nii, et me olime Estonian Barbecue tiimi nime all seal, aga seal oli siis konkreetselt nii, et olime mina, Rain Vambola ja Smoky Pioneersist oli Frank, Tarvo ja Kalle. Ja me olime 6 jälle suurepärane reis, võistlus mitte nii väga, aga seal me tegime ise, aga seal oli lõpuks see, et selle võistluse tulemusena oli see, et kõik sõbralikult nägid, ma ütlen tõesti väga sõbralikult nägid, et see ühisvõistkondade panek sellisel kujul ta ei anna mitte midagi juurde ja sellele ei ole nagu mõtet, on ju. Aga Las Vegases jälle sellises vanas Las Vegases, seal hotellide keskel on ju kunagi, kus gangsterifilmid on, tead, oled vaadanud, seal küpsetad liha, on ju. Väga hea nagu feeling oli. Ja meie tuttavad siis see Vein Lohan ja need olid ise veel koha peal ka, et selle koha pealt oli kõik väga hästi. No jah, kes Vegas käinud ei olegi, siis seal on vana Vegas ja uus Vegas, eks ole. Ja see vana strip, kus juures on poole ägedam kui see uus. No nii nad räägivad, jah. Ja gangsterid, seal on isegi Mafia muuseum on selle vana Vegase juures. Ja see,
minge vaadake, see on üliäge, eriti see on õhtul pimedas, võt seal on kihvt nagu. Jah, ja seal oli väga kihvt võistelda ka nagu, et selle koha pealt oli see lahe. See oli vist, et terve tänav oli siis... Seal on niimoodi, et sellel on mitu võistlust toimub. Üks on barbikuvõistlus, seal on võileivavõistlus, seal on chillivõistlus, sellist asja. Ja me seal ka Sardiga mõtlesime, et kui me veel tuleme siia, et äkki me saame ennast chillivõistluse panna, seal poisid või võileivavõistlusele on ju sükst, et samamoodi, et siin ikkagi pead olema kuskil osariigi võitja enne tuled ja süksed, et seal olid ka väga kõrged rahalised auhinnad ja sellised asjad. Aga siis te tegite veel väikse nagu selle California tuuri ka. Jah, siin me tulime Kaarega tagasi, seal oligi jälle väga head söögikohad, erinevad söögimaitsumised, kõik sellised asjad, väga hea reis oli. Ja 2015 naasesite jälle Jacki ja siis juba sümfonina? 2015 naasesime Jacki ja siis naasesime koos Ossiga. Siis naasesime koos Ossiga ja siis oli, ma ütlen 2015 ma Jacki tulemust tõesti ei mäleta, aga sealt edasi, seal oli juba siis niimoodi, et sealt edasi me läksime Costa Ricale ja see Costa Rica reis oli üks selle Costa Rica reisi põhiasju oli üks toidukoolitus, üks Ameerika kokk, kes oli sinna elama läinud, tegi meile private koolituse terve õhtur. Ja sealt tulnud teadmisi me kasutasime päris palju, me Rainin kasutasime oma töös ja Vambola, mina pole nii palju seda teinud, aga seal ühte konkreetselt see visse retsepti, siis Vambola kasutab seda siiamaani ja ülimaitsev on. Et see oli siuke toidureis ja sellist asja. 2015 oli ka naasmine tegelikult Eesti barbekivõistlustel üheks. Jah, seal oli siis niimoodi, et tõsi see on, et seda on küsitud ka palju, et mitmekordsed Eesti meistrid on Barbecue Symphony, siis seda tõesti me mitte keegi ei tea, aga meie puhul on olnud see ka, et me ei ole kõik aastad, kui on Eesti meistrivõistlused on, me ei ole kõik aastad võistelnud. Et tegelikult siin läks minusse 2014-2015 läks niimoodi lappesse, et kuidagi see Vanamõisa võistlus toimus, seal me võistlesime, aga samas siis Eesti meistritiitleid selgitati jälle kuskil, nii-öelda parkimisplatsis niimoodi, aga me saime aru, et siukseid tiitleid pole ka nagu enam vaja. No siis oligi, et 2015 oli esimene Vanamõisa. Ja seal me 2015 ja seal alguses me võistlesime Vanamõisas kogu aeg. Meil on Vanamõisal, meie ei ole 2 korda võistelnud ja viimased 3 korda oleme siis võistelnud. Mis asi on Orange Beach Barbecue? Seal Orange Beach Barbecue'l oli põhimõtteliselt täpselt see sama võistlus. Food World. Täpselt on ju. See oli niimoodi ja seal me olime siis juba, seal oli Vambola näiteks kohtunik ja me võistlesime ja Priit Toomits oli ka näiteks seal. Margus Kupp oli esimest korda meiega kaasas, siis Rene Kiis oli, Kiipsar oli, Priit Toomits, Vambola oli kohtunik. Võistlus läks keskpäraselt, aga jälle väga ägedalt korraldatud oli, aga seal oli see, et me ei saanud nagu enda neid ahjusid ja meil tol hetkel olime väga siukse ahjudes kinni, et me arvasime, et need ahjud on siuke A ja O, et kui me enda ahju ei saa, siis me tegelikult ei oska midagi teha. Aga see oli keskpärane ja sealt me sõitsime ka väikse New Orleansis käisime, tegime väikse USA reisi ja niimoodi edasi. Siis tuli vaheaasta, eks? Vaheaasta ja siis me arvasime nii, et läheks juurte juurde ja läheks vaataks, kuidas liha kasvatatakse ja kuidas siis liha tehakse õiget ja sõitsime Argentiinas ja Uruguay's käisime 4 käsi, mina, Vambola, Rain, Oss, jällegi suurepärane reis. Liha saime palju süüa, aga selle Argentiina lihaga on siis, vähemalt minul oli nii, et 3. päeval enam ei suutnud. Et see liha on nii liha maitsega, et seal on ikkagi... Aga kvaliteet on super. Ei, see on suurepärane. Tegelikult oli samamoodi, me käisime toidukoolitusel, siis kuidas näidati, et kuidas siis teiki lõikavad ja kuidas nad praevad ja kuidas serveeritakse ja selline asi. Aga sellega on jälle üks hea näide, et kui eestlane läheb restorani või ütleme põhjas, põhja-eurooplane üldse, siis pannakse tavaliselt restorani ajaks 6 või 7. 7 on siuke aeg, mis pannakse. Me läksime Argentiinas restorani, panime kella 7 laua, lähme sisse ja vaatame suur saal. Ma ei tea, ma arvan, et see siuke pea 150 kohta. Ja vaatame, mõtleme, omavahel räägime, et täitsa lõpp, et see on vist siuke koht, et see läheb vist kohe pankrotti, et siin ei ole vist mitte midagi, et me oleme ainukese kliendid. Ja siis muidugi sõime oma käigud ära seal ja nagu ikka eestlasele kombeks, siis hakkasime 9 aeg lõpetama ja siis tuli.
põhimõtteliselt ühtegi vabat lauda. Ma vaatasin niimoodi, et see teenindaja hakkas meid vaikselt nagu välja lükkama, et kuulge, laudu võetakse kohe ära. Et inimeste jaoks hakkas õhtusööks siis kell 9. Ja siis, kui linna peal käisid ringi, siis nad hakkasid kell 9:10 ja suured steigid ees ja sellised asjad. Ise väga ette ei kujutaks niimoodi. Aga see oli jah, see lihakultuur ja kõik oli seal Argentiina suurugas väga, väga huvitav. Ja siis jälle tagasi Jackile. Siis tagasi Jackile, jah. Ja see ongi nüüd enne seda aastat siis viimane kord. Ja seal oli siis niimoodi, et seal Jackil oli nüüd, ütleme, et päris teadlik tegutsemine juba ja ütleme, et kõrgema siukse, ma ei tea, profiklassiga juba, et seal me saavutasime siis kanas ja brisketis saavutasime siis vastavalt, ma ei tea, 21 ja 24 äkki olid need kohad. Aga jah, me panime siis äkki seal, kui väga spetsiifiliselt öelda, siis seaaba siis panime välja nagu natuke valesti ette. Huvitav, kuidas te brisketes nii hea koha saite seal? No vot, meil oli tead õpetajad. Ütleme, et head nõuandjad olid. Ja selle koha pealt oli nagu hea, et tegelikult on see aasta ka nagu hea tunne selle pärast minna, et tegelikult oli näha, et midagi saab nagu teha. Et midagi saab seal ikkagi teha selle treenituse põhjal, mis meil on. Neid võistlusi tõesti me aastas ikka võistleme väga vähe. Ja siis veel reis sinna otsa Jackile, eks ole? Jaa, seal me läksime puhtalt. See Trinidad ja Tobago oli tõesti siuke reis, et me kaardi pealt vaatasime, et see on siuke huvitav koht ja tahaks ära käia, aga seal reisid on toredad. Tore on reisidele. Aga see Balkan, mis te tegite 2019, see oli nagu puhas, see ei olnud lihaga seotud, see oli lihtsalt toidureis, eks ole? See oli toidureis ja 2019 oli samamoodi, me võtsime nagu sellest Jackist vaheaasta, sest me vaatasime nagu, et muidu läheb natukene nagu tihedaks. Eks me oleme natuke nagu kartnud ka seda, et kui me neid vaheaastaid seal palju teeme, et võib-olla öeldakse, et las jääb need vanaisa võistlud ära, aga samas me oleme nii palju käinud ka, et mis seal teha siis, kui ühel päeval see asi lõpeb. Balkanil me käisime tõesti niimoodi, et käisime erinevates riikides, jälle erinevad toidukoolitused, vaatasime ringi ja see oli täpselt enne Covidit siis tuligi Covid peale ja siis ei saanudki, siis oligi Vanamõisa. Jah, siis oligi Vanamõisa. Ja eelmine aasta ühendasime jõud ja käisime Belgias, eks ole? Tänud kutsumast veel korra ja Belgia võistlus oli, mulle väga meeldis. Mulle väga meeldis, et näha Euroopas, poleks te kutsunud, siis ega me poleks sinna tulnud ja... Oleks Jackile läinud jälle? Jackile meil oleks läinud. Plaan, oli teil mingi Ameerika plaan? Meil oli nagu korra plaan, aga tegelikult see Jacki plaan, tegelikult oligi nii, et see Jacki plaan kustus ära ja põhimõtteliselt sa, ma ei tea, 5 minutit hiljem Vambolale kirjutasid, et äkki tahate kaasa tulla, et põhimõtteliselt see läks kuidagi nagu eriti hästi. Ja väga hea oli vaadata seda Euroopa võistlust, kuidas tehakse ja mismoodi see. Mulle nagu väga meeldis see, et me Vanamõisas ikka paneme tohutut rõhku, et on meelelahutus ja inimesed tulevad, räägitakse, et küsitletakse ja mina tulin kohale, vaatasin, et lava on. Ma ei näinud selle 2 päeva jooksul, et keegi oleks seal lava peal midagi teinud, välja arvatud, kui öelda autasustamine. Ja tohutult suur lava oli pandud. Ma just mõtlesin, kas raha on hästi palju või käib see selle asja juurde, et lavalt peab. Mitte ühtegi esinejat ei olnud, mitte lauljat ei olnud, mitte midagi. Ja ainukesed inimesed, kes siis kommi või mingisugust nänni jagasid, oli siis Barbiku sümfonile. Ja enamus inimesi ei julgenud seda võtta, sest nad ei olnud harjunud siukse asjaga, et keegi nagu kuidagi annab mingi voldiku kätte, et tere tulemast Eestisse või keegi annab sulle kommi, et selle ajasid inimesi parklas tagasi nagu taga nende kommidega. Et see oli nagu kihvt, väga kihvt oli vaadata seda nagu. Seda salatsemist ka, et vaata, mis kinnised telgid ja mingi siuke lugu seal. Tegelikult tõmbas endal ka korraks nagu mõtlema, et käime küll Euroopat mööda, aga sellist asja nagu väga tihti ei näe, et kõik panevad nagu täitsa luugid. Aga nüüd oli Austrias jälle, mingid naabrid olid seal, kes istusid. Rootsis ei olnud seda. Oli üks võistlus, kes võitis, sellel olid luugid kinni seal. Istus oma perega seal väikses telgis ja tegi, eks ole. Aga Austrias nüüd nägime ja kus nad salatsesid ja siis, meie ei salatses, me leppisime kokku mingi aasta, et kuule, me ei viitsi, meil on luugid kogu aeg lahti, me ei pane purkidele ka enam peale mingisugused, vanasti panime purkidele vähemalt nagu teibi peale ja kirjutasime peale, mille jaoks see on. Aga nüüd meil on juba selge, mille jaoks, mis on ja me ei viitsi neid teipide ka enam, et võtame lihtsalt riiulist järgmise purgi, kui ta tühjaks saab. Et
et me leppisime kokku, et me ei viitsi, vahtige, kui tahate, ära siis segama tule, et vaata, kui tahad, vaata. Aga seal oli Belgias oli see, kus vennad olid täitsa nagu lukud maani kinni ja siis piilus täitsa lõpp nagu, et see ajas mind ka nagu väga imestama. Samas oli jälle meie kõrval võistkond oli Sloveeniast, kes siis, kellega vestlesime, ja siis nemad olid tõesti siuke võistlus, natukene tundus siuke Barbecue Symphony moodi, ta ütles, et me teemegi aastas siukse ühe võistluse, ühe kodus, ühe väljas, ja me tahaks nagu uusi kohti nagu vaadata, nendest sai nagu siis Vanamõisas ka rääkida. Ta ütles, et natuke pikk maa on sõita, aga tegelikult oleks nagu päris lahe tundus nagu. Ja lähete sel aastal tagasi jälle Jackile? Läheme tagasi Jackile, plaanid paigas, pileti tulemas ammu, reisikava on ka paigas. Kas te panete midagi sealt kõrvalt ka siis nagu, et te teete mingisugust me läheme Kanadasse. Õige, nüüd tuleb mul ka meelde see jutt. Me läheme Kanadasse, oleme seal natukene aega ja siis lähme Jackile. Mis see Kanada plaan on? Mida sa lähed Kanadas toidukultuuris põtra sööma või? Kanadas on selline asi, et just nagu ikka seal eestlasi on oma jagu, siis ühe eestlase kontakti, kellega Vambola kunagi töötas koos. Ja siis ta kirjutas meil lahti ka, et Torontos saate väga palju head süüa, aga seal Kanada köögiga pole midagi pistmist, aga me lähme ka Ottavasse ja Montreali, et seal ta kirjutas siis välja mingi teatud pirukad ja asjad, et mida kindlasti proovida ja mismoodi. Aga siis ma küsin selle kohta ka, et kuidas see Jack nagu välja näeb, teie jaoks ma mõtlen, selles mõttes, et te ei lähe ju sinna, sul on ahjud portfellis kaasas või midagi taolist, teil on ahjud pargitud kuskile? Meil on niimoodi, et see aasta meil on üldse väga hea, et meie siis kontaktisik koha peal on Byron, et vist enam paremat ei saa tahta. Ja siis on niimoodi, et Byron organiseerib meile ahjud, organiseerib siis lihad, lihal loomulikult me peame ise ostma, siis leppisime kokku, et kana me ostame ise. Ja meil on siis niimoodi, et vanast ajast seal on suur laohoone sööke, et vanast ajast on siis termokastides asjad, me oleme alati, seal on 2 kasti, on siis vanast ajast jäänud see Smoke and Pioneersi kast ja meie kast, mille me oleme siis aja jooksul nagu niimoodi ühtseks kastiks teinud, Smoke and Pioneersi loal. Ja siis on niimoodi, et me oleme need aeg-ajalt siis midagi jälle viskame ära, midagi ostame juurde, alati kuivatame need kõik ära, paneme sinna kasti, teibime kastid kinni. Nüüd on niimoodi, et 4 aastat on vahele jäänud vist, et vaatame, mis seal kastis siis on. Aga üldöndas seal mingi potid, pannid, siuksed vahendid, kõik on nagu olemas. Ja telk antakse koha pealt. Teil on ahjud ka tegelikult seal kuskil ju? On sarviktat tüüpi ahi, aga sellega oli siuke asi, et see Aga primosid ei olnud teil seal? Ei. Primode on alati, Primo oleme koha pealt saanud või siis me oleme küsinud, aga kunagi viisime kohale nagu sarviktaat tüüpi ahju ja isegi 2 tükki äkki viisime niimoodi kohale, aga seal mingil hetkel see Wayne küsis, et kas ta tohib mingile kuskile nii-öelda külavõistlusele, aga see külavõistlus nende jaoks on ka 50 võistkonda viia, et seal teate, annavad inimestele proovida ja siis võib-olla nad kuskile jäädki sinna tiirlema, aga võib-olla on alles, aga ega me neid eriti ei vaja enam. Aga mis Byron annab? Me lähme ikkagi samamoodi nagu me ahjudest või? Ahjudest me lähme ikkagi samamoodi nagu me küpsetasime nüüd viimasti Vanamõisas, et 2 tünni ja 2 primoga. Okay. Et me oleme proovinud niimoodi ja vaatame, et jah, kuidagi vaatame seal. Kava tuleb sama, mis Vanamõisas siis ühesõnaga? Natuke proovime veel. No ütleme, väga sama ei taha teha, sellepärast, et me olime Ribis 11. Vanamõisas, et seda tahaks nagu muuta. Aga me teame ka, mis valesti oli. Vähemalt me arvame, et me teame, mis valesti oli. Et proovime seda siis esimese asjana muuta ja teisi asju siis vähemalt sama hästi teha. Okei. Aga sa oled mitte ainult nagu nii-öelda võistleja olnud, vaid sa oled ka nagu ürituste juures olnud. Üks asi, millest rääkisime, oli see Estonian Barbecue Team, eks ole. Aga küpsekalavõistlus, et sa oled selle juures kuidagi olnud? Küpsekala võistluse juures ma olen isegi 2 korda olnud ja see oli niimoodi, et esimene kord oli jälle ajaloos, see mul tõesti ei ole meeles, aga see pidi jääma sinna 2006-2007 äkki ma pakun sinna.
siis Vladislav Korsets korraldas Otepääl seda kalavõistlus ja kogu aeg oli nagu läbi käinud, et barbikumeestel võiks olla ka üks talvine võistlus. Ja mina olin koos Vladislav Korsetsiga Terevisioonis ja me arutasime seal, et kui teeks seal ühte siuke nii-öelda, see on kõigile avatud võistlus, kõik võivad tulla sinna, on ta kokk või koduperenaine, aga et siis läbi barbiku assotsiatsiooni hakkaks see orgunn nagu toimima. Ja siis oli juba nii, et me saime kokku või kuidagi viisime kokku siis mina, Korsets ja Roland Õunapuu ja siis Roland hakkas selle asjaga tegelema. Ja siis oli niimoodi, et sellega tegeleti nii kaua, kui siis algul toimus see võistlus Otepääl, siis Viljandis, siis kahjuks oli see Korsets andis selle võistluse üle ja siis kahjuks lõppes ära. Ja siis lõppes see kalaküpsetamisvõistlus ära ja siis on nüüd, ma ei tea, ma arvan 5 või 6 aastat tagasi või, kui me võtsime uuesti selle üles, siis juba niimoodi, et mina, Vambola ja Rene Kiis ja ma ei tea, mul oli kuidagi väga nägemus, et seda võiks teha seal Laulasmaa spaas, et kuna Angeelika Uudeküll on väga hea tuttav ja ta on seal peakokk ja Angeelika oli sellega nõus, siis esimesed vist äkki 4 või 5 aastat seal toimuski ja nüüd viimane aasta oli Otepääl. Ja meie Vambolaga siis aitasime nii-öelda esimene aasta, et edasi on Rene Kiis seda korraldanud. Ja kõige napakam on see, et Sümfoni ei ole seda võistlust kunagi võitnud, ehk siis kaks sükest pikaajalist võistlust Eestis, milles Sümfoni pole esikohta saanud, eks? Ja, täpselt. Ja me oleme niimoodi, et kalavõistlusel me oleme niimoodi, et me oleme võitnud seda, ma ei tea, supi kategooriat, me oleme teised olnud, ja seavõistlusel on sealvõistlusel on, et viimased 2 korda oli nii, et ühel võistlusel me olime 3, ühel võistlusel me olime teised ülinapilt. Me vist võitsime seasabasid ja kanatiibasid, ma ei tea, 3 aastat järjest, aga mitte kunagi me pole suurt siga võitnud. Aga Ossi lahtised. Selles mõttes, et tegelikult see on jah üks asi, mida keegi ei teagi. Ossiga sellest meie saates sai korra räägitud, et need on sellised tegelikult on nad kinnised, sest publikut seal ju ei käi. No see oli kunagi ammu juba, et selles mõttes need olid, mul on 2014 kuni 2018 nad 5 korda toimusid ja tegelikult oli see asi, see on jälle naljakas lugu, ma ei tea, kui naljakas see tundub edasi rääkides, aga seal jälle nagu Ossil ütleme niimoodi, et saunalaval on ju siis neid lugusid kuidagi tuleb, aga tihti vahest jäävad need lood nagu poolikuks ja siis ta oli mitu korda rääkis selle, et Ossi juures peaks ühe võistluse tegema ja Ossi juures peaks ühe võistluse tegema, et Jazz kunagi ütles ka, et Ossi juures saaks ühe võistluse teha ja siis ma ütlesin, ma käratsin, ütlesin, et nii, nüüd teeme ära. Ja siis saigi see algus ja tegime, aga selle mõte oli see, et me kutsuks nagu kokku siis nii-öelda, ma ei tea, barbiku sõbrad on ju, kes tulevad oma peredega on ju. Ja see ütleme niimoodi, et toimis on ju, aga ta toimis täpselt nagu teatud aja on ju. Ja kui võtta nüüd sellest eelmisest jutust, et Barbiku Sümfoni ei ole mitte kordagi võitnud küpsekala ja suurt sigadus, siis ma panen sinna juurde, et Barbiku Sümfoni pole mitte kordagi võitnud ka Ossi lahtiseid. Et tegelikult selle võistlusmoment oli siis selline, kus võisteldi ainult ribis. Välja panime kõik ilusti, põhjade peale ilusti karpides, hindajateks olid siis kaaslased on ju, kõik olid naisterahvad, aga selles mõttes seal tuleb arvestada, et seal oli näiteks Silja ja Kris ja ütleme niimoodi, et professionaalid ikkagi. Ja ainult võitja siis kuulutati välja ja võitja sai siis Raini tehtud karika. Iga aasta oli erinevas, kas oli metallist, puidust või mis iganes, aga Raini tehtud karika ja kui ma täpselt mäletan, siis võitjad jagunesid niimoodi, et siis Faeton, Türi Pritsumehed ja üks aasta siis minu teada võitis ka Tartu poisid siis Kiipsar ja Kiis koosseisus. Et ei võitnud seda võistlus ka Smoking Pioneers. Et nii hästi korraldatud. Tunnen nagu mingisugust rivaliteeti selle Smoked Pioneersi ja Symphony vahel läbi aastakümnete nüüd juba või? See on tegelikult niimoodi, et minu jaoks on see ääretult sõbralik võistlus, sellepärast, et minul on seal ikkagi väga lähedased sõbrad. Ja ma mõtlengi, et sõbrad on nad niikuinii, aga omavahel nagu see rivaliteet nendel kahel võistkonnal on läbi nende aastate olnud. No meil on nii, et me oleme tegelikult kõige kauemaks jäänud, on ju.
sellepärast, et kui me võtame üldse Barbecue Symphony, kui me alustasime, ütleme niimoodi, et kui siis hakkas looma mingid võistkonnad välja, siis tekkis meil siuke vastasseis, heas mõttes vastasseis Türi Pritsumeestega. Siis vahepeal oli ühe Narva võistkonnaga, siis Smoky Pioneers tuli, siis nad kosusid, siis hakkas Smoky Pioneersiga. Ja nüüd on niimoodi, et nüüd on neid võistkondi rohkem, aga loomulikult sa vaatad, et kuidas oma sõbrad lähevad ja see niimoodi sirmanurgast. Aga seal on see võistlus on olnud alati väga sõbralik. Ja siis sa oled olnud üks osaline sellisel lahedal üritusel nagu Jazz Symphony. Jah, Jazz Symphony on jälle selline asi, tegelikult kõik üritused tulevad siin kuidagi saatuse tahtel, aga Jazz Symphony tegelikult, kui hästi kiirelt rääkida, siis jälle see 2012, kui me sõitsime võistluselt tagasi, kui nii-öelda sündis ka Estonian Barbecue Team, siis vahetult enne seda oli lahkunud siis Eesti Barbecue suurkuju Tiit Reve. Ja mina nagu ikkagi kuna see oli nagu ka väga järsk ja Tiidu mingit ärasaatmist nagu minust nagu korralikult ei toimundki. Ja siis ma rääkisin nagu, et Tiidule võiks teha nagu sellise mälestusürituse. Ja siis olid jälle kõik, väga hästi ja Jazz ise oli nagu väga niimoodi, läks käima nagu niimoodi, et muidugi teeme. Ja siis saatuse tahtel oli siis nagu 2 kuud hiljem lahkus Jazz ise. Ja siis oli minu jaoks selge, et tegelikult see kahjuks muutub kogu see üritus. Ja siis sai ka alguse Jazz Symphony, mida me siis korraldasime 7 korda. Ja tegelikult see üritus oli nagu väga-väga hästi läks. See inimestele kuidagi puges nagu hinge ka ja see toimis väga hästi ja seda me korraldasime koos siis Rene Kiis, Tarvo Kullamäe, Vambola Moores ja Rain Kerstikere. Räägi sellest üritusest sisust ka, et mis, et kui me oleme siin rääkinud, kõik on nagu võistlusvormis asjad olnud, siis see oli tegelikult täiesti midagi muud. See oli seminari vormis, hästi selline sõbralikus vormis. Meil oli, alati oli seal 3 esinejat, 3-4 esinejat, aga üldjoontes oli 3 esinejat, kellest siis üks oli nagu kokk, üldjoontes siuke tippkokk, kellel on oma lugu nagu rääkida. Siis oli üks seikleja, kas näiteks minu hea sõber vend, Priit Kuusk, või siis Väints ja Lemo. Väints käis, ma tean, jah. Väints ja Lemo ja niimoodi edasi, et meil oli, alati oli mingi seiklus rääkida, kus siis, mis oli toiduga seotud. Ja siis oli niimoodi, et oli üks siis selline, me ise nimetasime siis professoriks. Haabik käis iga kord või? Ei, seal oli ka teisi. Et selles mõttes, et oli David Sevjov näiteks ja Mihkel Silmner ja sellised korfeed, kes rääkisid üldse kõikidest asjadega. Kõik jutt käis läbi toidu nagu selles mõttes. Ja sellel üritusel tegelikult oli omaette eesmärk ju? Üritusel oli omaette eesmärk jah, et kuna Jazzi mõlemad pojad olid ikkagi suhteliselt noored, kui isa lahkus, siis me andsime oma panuse, et me korraldasime selle üritust täpselt nii, et kui noorem poeg sai 18-aastaseks, et me siis, ütleme sisuliselt, me kogusime raha huviala ringide ja selliste asjade jaoks. Ja tagantjärgi alles siin mõni päev tagasi siis rääkides siis poiste ema Ailega, siis on noorem poiss on praegu Kaitseväes, lõpetanud väga edukalt gümnaasiumi ja teinud siis kaasa, isa geenid on nii tugevalt sees, et teinud kaasa mitmel etendusel juba ja vanemad poega me näeme ikkagi juba Rahvusringhäälingu ekraanil ja samamoodi õpib audio, visuaal, midagi sellist asja, mis on minu jaoks ülikeeruline, kes on pagarkondiitriarindusega see üldse isegi välja öelda. Et tegelikult on see kõik nagu läinud ka selles mõttes õigesse kohta, et kõik on heal järjel. Kui me oleme nüüd rääkinud sellest, et sinu selle nii-öelda barbecue CV tänase päevani välja, siis seal nagu jäävad võistlused küll kõlama, eks ole, aga jällegi see ka, et selle võistluse lisaks ma tahan nagu käia ja vaadata ja maitsta ja teha mingeid muid asju ka. Siis ütlemegi, et meie ja teie erinevus on see, et me käime võistlust, surume nagu selle tulemusele ja nutame või naerame siis, eks ole, pärast. Aga teil on nagu see muu on enam vähemalt sama oluline kui see võistlus ise, eks? Jah, see on, aga ma arvan, et seal on natuke siuke vahe sees. Te olete nüüd 8 aastat teinud või? Tanel, 9 oli see aasta vist, Tanel, või? Oli 9. Kui oli 9 Vanamõisa, siis järelikult oli 9 aasta meil teha seda.
nii, noh, ja mul on nüüd niimoodi, et ütleme siis, noh, mul on niisugune 21, on ju, ja siin teistel meestel on siis pane veel mõned aastad nagu otsa, on ju. Et sealt tuleb võib-olla see vastus ka, et võib-olla kui oleks nagu siis 13 aastat tagasi küsinud, kui meil oleks nagu 10 aastat, siis olid mehed kundsin vastu rinda ja nad tulevad kohe maailmameistriks, on ju. Mu inimest tahab siiamaani, on ju. Aga selles mõttes, et tegelikult ma ei ole ju siia CV-sse kirja pannud ka tohutult palju mingeid kalaretkesid ja puhkusreise, mis me oleme kõik koos teinud ja sellist asja. See on sõpruskond. Täpselt nii see on. Aga võistlused, kui me võistlustele lähme, siis me valmistume tõsiselt ette, võistleme tõsiselt, on rõõmud, on pettumused, nii nagu ikka. Noh, kõigil on sama. Jah, aga selles mõttes, et mina isiklikult olen küll nagu kahe jalaga maa peal, et ma niimoodi seda aega nagu teie võistlemas käite, müts maha, et selles mõttes, et see on väga vinge. Ja kui seda väga tõsiselt teha, siis tulebki, et mina panustan puhtalt näiteks Jack Danielsile ka, puhtalt nagu kogemustele ja proovime väga spetsiifilise ja kindla ettevalmistuse teha, et me seal nagu ei eksiks ja meil oleks nagu ka oma nagu need ahjud, mille me oleme harjunud küpsetada. Et ega seal muud midagi ei ole, et ega me nende vastu ei saa, kes seal 50 võistlust teevad järgi, aga vaadates ikkagi, kui seal on circa 100 võistkonda läheb joonele, ütleme niimoodi, kuskil 90-100 on ju, ja seal kahes entris juba saada seal 20 koht, siis mina arvan, et siis võib näpud püsti, sest et minu eesmärk on alati olnud Jack Danielsil, et ütleme, et seal on kuskil 90-100 võistkonda, ma vaatan selle arvu pärast ära, kui me oleme nii-öelda pluss poole peal, on ju, ma ei tea, 50 on ju sealt alla pool, siis mina olen alati rahul nagu. Et ega seal keeruline on, nagu ma enne mitu korda ütlesin ka, et seal võistlusel on parimatest parimad entrid. Hea näide selle kohta, kus see Casey Bessi edetabel, siis selle võitja on hiljutine selle Jack Danielsi võitja ja nii edasi, eks ole, et seal ongi ainult nagu top nimed, mingi suvaline vend seda võistlust võitnud ei ole, et selle on alati võitnud tolle hetke ka edetabelite valitseja, eks ole. Nii on, jah, nii on. Kõige olulisem, seda ei ole kunagi võidetud väljapoolt Ameerikat ka, eks ole, et nad no seal mingid jutud käivad, et üks inglane oli, aga kes tegelikult elas Ameerikas, on ju, et siis kuidagi, mina tean seda lugu, et Euroopa võistkonnad tahavad nagu näidata, et ühe korra on võisteldud, aga ameeriklased ütlevad, et tegelikult ei ole. No midagi sellist ja see. Aga siuke idee, et kui keegi tuleb ja ütleb, et kuulge sümfoni, et ma maksan teile hooaja kinni, te teete 18 võistlus see hooaeg siin Euroopa peal, kas pannakse üldse lauale või öeldakse, et unustage ära, et see pole? No minu puhul mitte, jah, selles mõttes, et olen pundis, aga endiselt 3 võistlused. Et selles mõttes, et ma ei usu, et see elud on läinud niimoodi, et ma ei saa teiste eest rääkida, ma saan enda eest rääkida, aga ma mõtlesingi, seda pead enda mätustust. Mina jah, isiklikult seda teedele. Mulle praegune see asi väga hästi istub. Loomulikult mul on kiusatus, et käiks seal Royalil ja Memphise meil ja vaataks seda, siis samas lähed sinna Jackile ja vaatad, et kõik on nii sisse käidud, jõle mugav on, siis ma ei taha minna. Siis lähed sinna Belgiasse, mõtled, ai, nüüd tahaks Hollandisse ka korra minna ja niimoodi. Siis vaatan teie videosid sealt Austrias, mõtlen, pagan, kui tore siin oleks võistelda. Et loomulikult ma nagu vaatan seda, aga siis kuidagi tuleb siuke reaalsustaju ja mis seal öelda ka mugavus. Ja praegult vaadates viimast aastat Vanamõisa, mis oli nagu minu arust väga hästi korraldatud, oli nagu rahvusvaheline, väga palju võistkonde oli, siis ma mõtlesin, et kui ma nüüd selle ühe võistluse teen ainult aastas, et siis sobib see Vanamõisa ideaalselt. Ja lähedal tulla ka. Ja, aga loomulikult meil mõtteid on, et selles mõttes, et see Leedu on siuke, kus jälle vaataks sellist asja, aga me oleme võtnud enda jaoks praegult selle joone, et me käime see aasta Jack Danielsi ära, vaatame palju see Jack on muutunud, vaatame palju me ise oleme muutunud, ja siis mõtleme edasi, mis siis saab. Sest meil on niimoodi, et tänu selle CV-le, ma panin kirja ka mitu korda, me oleme Jack Danielsil käinud, et sain kokku 9 korda nüüd, et seda on ikka päris palju ka ikka. Aga nüüd saimegi nagu vastuse sellele ka, et mis siis edasi, et te ei tea ise ka tegelikult, mis edasi, et te käite Jackil ära ja siis mõtlete välja, mis edasi saab. Jah, suurem vastus on see, aga kui ma peaks praegu kohe vastama, siis mina arvan, et minu jaoks läheb edasi kõik samamoodi nagu praegu. Mina ikkagi siin Eesti mõttes ikkagi
kui vähegi võimalik, käiks kalaküpsetamisvõistlusel, võtaks suurest sigadusest osa, kindlasti Vanamõisas ja ideaalis teeks ikkagi ühe välisvõistluse. Kas see on siis tõesti kuhugi Euroopasse mõnda mõne laheda võistlusesse või siis minna näiteks uuesti Ameerikasse. Aga see uuesti Ameerika minek, see on pigem küll nüüd tekib peale Jacki ja niimoodi. Kas kõigi käest ma alati küsin ka seda, et mis on sinu nägemus sellest, et kui peaks praegu alustama barbecue võistlemisega keegi, kellel tuleb kodus suhteliselt uhkelt välja, eks ole, vaatab siin mingeid õpetusi asju, et kust otsast nagu mõistlik alustada oleks? No tegelikult need vastused on kõik siis läbi käinud, ja ma ütlen samamoodi, et kui me üldse, kui me võtame entrite kaupa ette, siis praegu muidugi Vanamõisas oli suurepärane, kõik oli ette ära tehtud, et see ühe entri võistlus, et see on suurepärane algus, et see on ikka väga hea. Aga mina arvan selles mõttes, et need vastused on siin läbi käinud, et kõige parem oleks see, et kui sul on ikkagi kontakt mõne võistkonnaga, et sa saad nagu vaadata, et sa ei käi tõesti pinda ja sa saad nagu vaadata, kuidas nagu tehakse seda. Või siis sa saad nagu väga tugeva nagu vestluse osaliseks, kui sa juba ikkagi midagi nagu kodus teed. Ja mina olen ka seda meelt, et ärge kartke nagu tulla ja teha nagu 1, 2 või 3 entrit, et ei pea nagu kohe lendama peale nagu täiega. On saanud moeks ka see, et käiakse nendel võistluskoolitustel, eks ole. Ja teil käisid seal Vambola ja Rain vist, eks ole. Kui nad tagasi tulid, kui suu ammuli sa vaatasid seda, mida nad siis nagu teile näitasid või rääkisid? Nii ja naa, sellepärast, et tegelikult oli nii, et 2013 aastal toimus siis Eestis koolitus. Rain organiseeris koolituse, Ameerikast tulid mehed kohale, sama see Wayne Lohan oma pundiga ja nemad nagu näitasid. Ma siis vaatasin rohkem suu ammuli. Aga niimoodi oli see, et siis vaatasid kõik seal suva mul. Ja seal oli see, et aga seal paar aastat peale selle koolitust me saime nagu aru, et tegelikult see päris nii ei ole, et üks inimene näitab sulle ja siis sa hakkad selle järgi kõike tegema. Et sa pead ikkagi mugandama seda oma järgi ja nii edasi. Et nüüd see Hollandi käik tõi loomulikult palju uusi mõtteid ja asju, aga tõi ka palju selliseid asju, mida ma ise mõtlesin, et kuidas nagu me toitlustus inimestena ja kokkadena, kuidas me selle peale nagu ei tulnud, et mis temperatuuri peal näiteks liha olema, mis moodi, aga siis Vambola nagu vastas väga hästi sellele, et pigem see kokamõistus segabki meid selle juures. Okay. Et me võtamegi nagu liiga spetsiifilise, kuidas nagu köögis seda teha, kuigi nagu seal barbecue juures ikkagi mõned asjad on hoopis teistsugused. Kui rääkida sellest teie tulemustest, eks ole, et teil on tegelikult need 180-d ka olemas, on ju? 2 tükki, jah. Jah, aga kas need on sinu sulest tegelikult või? Tegelikult on niimoodi, et need on koostöös Vambolaga ja selles mõttes, et siin kristalliselt aus olla, need olid desserdid mõlemad. Ma mõtlengi seda, et dessert käib tavaliselt teie telgis sinu sulest. Meil on niimoodi, et esimese desserdi äkki oli siis niimoodi, et oli minu idee, teine oli Vambola idee ja siis nüüd juba 3. oli äkki nüüd, mis me tegime, oli puhtalt juba Vambola tehtud, aga me paneme alati koos välja. Meil on selles mõttes, et alati paneme nagu koos selle välja. Äkki jah, võis niimoodi olla, et selles mõttes. Aga jah, see oli selles mõttes hea üllatus ja on olemas. Minul on see kleps sahtlis, ma kogu aeg mõtlen, Vambola on auto peal. Jaa, Vambola on auto küljest. Aga ma ootan nagu kogu aeg ja ma mõtlen, kuhu see panna, sellepärast, et see on väga vähestel see. Siis teine asi on see, et nüüd magustajad, aga kas sul kodus ka endal nagu ahi on, millega sa siis teed asju endale? Ma tean, et tegelikult need primad on igaüks oli ühe liikme oma, eks? Ja nüüd need on ka juba kuidagi ümber tõstetud, aga tegelikult on selline asi, et siin on minu vastus nagu taoline, nagu oli Enn Tovrelutsul, et kui ma olen linnas, siis ma söön hästi lihtsalt. Kuna ma töötan nagu ka ikkagi toitlustuses, ma tihtipeale ikkagi söön nagu ära, mul on küll 2 last, üks laps on juba nii suur, et elab ammu oma ette ja teine laps on omast heast tahtmist hakanud veganiks ja sööb väga teistsuguseid asju. Kuigi tegemist on suhteliselt noore lapsega, aga nii on läinud. Ja siis on, ma kodus söön hästi lihtsaid asju.
üritan süüa võimalikult tervislikult, ma hästi palju söön salatit on ju, ja kana on ju. Aga nüüd, kui ma maale lähen, eriti suveperioodil, siis mul on olemas nagu kõik asjad, mis minu arust enam-vähem saab olla pelletiga, ma tõesti ei küpseta. Mul on olemas siis see vanakooli suitsuahi, mis on tehtud, on ju. Mangaali, mida ma kasutan väga palju, mul on olemas keraamiline. Nüüd ka tünn või? Tünn, võt, ja gaasigrill. Mina kasutan aega-ajale gaasigrilli, aga ma tihtipeale kasutan gaasigrilli ka järelküpsetamiseks. Et ma võin teha niimoodi, et mangaali peal ära, aga mul käib väga ooti. Nüüd, kui suitsuahi sai valmis, ma arvan 4-5 aastat tagasi, siis oli nii, ma panin ainult selle, kasutasin suitsuahi. Suurepärane asi. Väga mõnus. Siis on niimoodi, et näiteks mina keraamilises näiteks šašlõkki teha ei oska. Ma ütlen kohe ausalt ära, et ma ei oska teha. Mina teen ainult mangaali peale. Ja nüüd ma olen kasutanud see aasta, siis olen kasutanud tünni võimalikult palju. Sellepärast, et võistluste jaoks ja Ameerika jaoks. Et mul oli nagu see tünniga oli siuke ja muidu meie võistkonnas nagu Oss on siis see küpsetusmeister on ju ja tema teab ahjudes kõige paremini. Aga siis ma tundsin, et nüüd järsku said kõik korraga need tünnid, et ma nagu oleks sellisel ühel joonel on ju, et siis hakkasin ka kiirelt nagu tünniga askeldama. Meeldib? Meedia, eks ta on raskem, keerulisem, aga selles mõttes on põnevam, aga ma ikkagi olen jälginud niimoodi, et seda, kui sa maal oled, et tahes tahtmata, kui sa pead midagi tegema, siis ma olen pannud vahest keraamilisse ja siis on see, et kui ma tahan tünnist teha järgmine nädalavahetus, näiteks ma teen. Ja siis on niimoodi, et siis ma võtan sellel päeval nagu niimoodi rahulikumalt, et ma saan selle tünni jälgida ja sellist asja. Aga ta on põnevam tõesti. Aga mis on parim nendest ahjudest? Sinu lemmik sellest ahjurivist, mis sul on? Ma ei saa ühte võtta, sest ma kasutan, ma ütlen, see on päris keeruline. Kui peaks ühe ahju võtma ja sellega ainult elu lõpuni olema või? Lähed tagasi sarvikamanu või? No tegelikult tahaks suitsu ahju võtta, aga seal vaata ei saa grillida. Et selles mõttes, et eks kuidagi kisub kuidagi sinna keraamilise poole sellisel, aga ma kasutan kõiki tegelikult 5 ahju. Siis selline küsimus, mida ma ka paljude käest küsinud olen, et Allan läheb sinu puhul siis maale, ta läheb poest läbi ja võtab ühe asja kaasa ja see on tema lemmik barbecue asi, mida süüa nagu, ja see on? Kana. Igal 100%. Ma kana teen kõige rohkem, aga jälle, nagu ma enne mõtlesin, mul käivad asjad ooti. Ma tegin, kuna Barbecue Symphonil oli siin ühe lihatööstusega või siiamaani on väga hea koostöö, siis ma ikkagi lojaalse inimesena proovisin nagu neid valmistooteid. Just siin võib-olla 3-4 aastat tagasi niimoodi suhteliselt palju konkurentid tooteid, aga eelmine aasta oli siis siuke, et mul sai kuidagi villand sellest asjast, et ma sain aru, et ma ei tea, kas kõik papaiad ja kookosed ja kõik asjad, mis väega on, et kas, ja ma ei räägi meie koostööst, aga kõikidest teistest suurtest lihatööstustest need nagu kokku segada, ja nendes marinaadis on väga palju suhkrut ja sellist asja, et ma kuidagi see aasta täiesti nagu loobusin. Et ma see aasta olen väga palju kasutanud siis täiesti niimoodi, et puhast liha, ise marineerinud ja ka siit vaadates teie saateid, siis ühe väga vahva prouaga oli, kus te rääkisite veiselihast väga palju. Siis peale seda saadet ma helistasin Ossile ja tellisin kõik veiseliha jupid ära. Ja mulle väga meeldis veiseribi. Ma olin seda varem teinud, aga nüüd ma tegin nagu põhjalikult ja see. Ja ma ütlen, et kõik, kes on võib-olla searibi tundub liiga palju, siis proovige teha veiseribi. Seda on väga lihtne teha, sest seda võid kauem küpsetada. Isegi mida kauem küpsetad, seda paremaks ta läheb. Ja see oli näiteks see toode, mis oli see suvi kõige suurem üllatus minu jaoks. Kuidas sa veiseribi teed? Mina tegin veiseribiga niimoodi, et ma nüüd jään võlgu, mis maitseaine, aga ühesõnaga konkreetse, äkki kasutasingi seda Byroni patraabi äkki. Kokku 2 tundi, ma tegin keraamilisest seda, 2 tundi lasin tunde järgi natuke kõrgemal temperatuuril ja siis ma panin fooliumisse. Ja fooliumis ma kasutasin siis põhimõtteliselt seda meetodit, nagu kasutame ka võistluste ajal nagu searibile. Äkki seal oli 3 tundi peale ja termokastis ka veel tunnik, et kokku 6 tundi, aga ma ütlen tõesti, et selle aja jooksul ma siis pidin niimoodi, panin liha sisse, panin fooliumisse, panin kasti. Et ma vahepeal täpselt. Ja ahjudega vahepeal nagu tegelema pidanud. Minu arust oli suurepärane, et see liha tekstuur jääb selline hea, mahlane,
tummine, liha on teine ja selles mõttes, et soovitan kõigil soojalt. Et see põhimõte selle juures on, et vist tuleb nagu täitsa soidiks lastada, eks ole? Jah, see nii öeldi, niimoodi konsulteerisin targematena, nad ütlesid ka, aga mul vedas niimoodi, et mul natukene meeldib, et see liha tekstuur jääb. Ja. Et väga palju on niimoodi, et kui sa vaatad YouTube'i videosid ja selline asja, siis nad võtavad selle lahti, tead, noaga lükatakse, raputatakse kondid välja ja sellist asja. Mul õnneks nii ei olnud. Mul oli täpselt nii, et ta oli väga pehme, aga samas sa lõikasid nagu niimoodi tüki. Mulle meeldib nii, kui jääb, et siis kana, sa ütlesid, aga mis see lemmiktükk kanast siis on, mida sa kintsud või läheb terve kana hoopis? Ei, ma selles mõttes, et erinevaid tükke, aga fileega on nii, nagu kõik teavad, et filee on ikkagi see, et kui sa fileed nagu grillid, siis sa pead nagu selle kohe nagu tarbima ikkagi. Et tegelikult on see kana kintsuliha on kõige parem. Kas ta on siis koos kondiga, on ta ilma kondita, mismoodi suitsuahju kondiga koos grilli peale lihtsalt ja nii edasi, aga ma olen tervet kana teinud ja erinevaid asju. Kana on hea lihtne teha, teda on hea kerge süüa. Ta saab hästi ruttu valmis. Täpselt, ja teine asi on, et kanale saab teha ka väga palju erinevaid lisandeid ja kana saab maitsestada ka väga erinevalt, et see on ka põhiline. Ma arvan, et kui see saade on nüüd eetris, siis täpselt nädal või eelmisel korral, kui meil saade oli meil terve kana Alabama vaitsossiga. No. Et oled sa Alabama vaitsoossi peal? Ei ole. Me Taneliga olime nagu oi-oi kui üllatunud. Ise teed valmis selle, täiesti plain retsept nagu, ülihea. Sellega küsin ka sellise asja, et selle Alabama vaitsoossi juures on hästi palju ajalugu lihtsalt seda, mida ma räägin ka selle kõik ära. Aga Ameerikas reisides, üle maailma reisides, mis kõige suurem nagu toiduelamus on olnud? Argentiinas ei olnud, kui 3 päevaga kopp ette saist. Ei, Argentiinas oli elamus nii suur, et selles mõttes, et see pani mõtlema üldse liha ja liha selle üle. Aga tegelikult jälle ma pean vastama, et neid on ju nagu nii palju olnud, et selles mõttes sama see Costa Rical, kuidas see mees tegi selle ceviche, hoopis teistmoodi, nagu kuidas minu arusaam sellest asjast tegi valmis. Ja näiteks selle Balkani reisi ajal siis oli seda kuivlaagerdatud steiki, tellisin restoranil. Ma ei olnudki nagu varem, ma ei tea, kuidagi on niimoodi läinud, ma ei olnud ka söönud, see oli nagu ka väga üllatav minu jaoks, kuidas ta oli ja neid on väga-väga palju, nii et on erinevaid asju, Aasias on käidud ja erinevaid asju söödud ja niimoodi. Aga võib-olla sa oled ka siin saates küsinud seda, et millal sa head steiki sõid, siis ma vastan sellele seda, et see suvi ja ossi tehtud ja esimest korda siis sõime seda Wagyu, nagu Jaapani Wagyu nagu tehtud seda. Ja mina sõin ka selle esimest korda ja see oli tõesti nagu, siis sa saad kuidagi aru nagu, et miks see nii kallis on. Aga kas selle Jaapani Wagyuga, ma olen Jaapanis ka käinud ja seal söönud nagu päris koubet, eks ole, mida nad ei tohi üldse eksportida. Seda palju ei kannata nagu peale anda. Absoluutselt mitte ja teine asi on see, et ma pärast hakkasin ka uurima, et seal vist nad väga palju serveerivad üldse seda eelroana. Et seal ongi nagu mõned hästi väiksed tükikesed, tehtud väike varras või midagi taolist. Täpselt, meil on tegelikult oli täpselt samamoodi, et Ossil oli seda natukene nagu rohkem, aga selles mõttes selle kogu pundi peale paar tükki ja lõigata. Aga need ongi need hetked, kus sa saad nagu aru, et see liha ei ole nagu selline, et sa võtadki siin, ma ei tea, sea ribi või võtad seda veiseliha või siin aastaid oli siis ju hästi populaarne meil see andrekott, et kõik tegid andrekott ja Uruguay andrekott ja Brasiilia andrekott, et see liha asi on ikka natukene laiem. Et ma arvan, et see veiseribi on samamoodi suhteliselt alahinnatud nagu tootena. Tahan küsida ühte asja. Ma ei tea, kas me saame selle sisse panna või ei saa, eks ole. Aga küsimus iseenesest on selline, et kas kõikide nende aastate, kõikide nende kogemuste peale sina, Rain, te olete tegevad selles toitlustusmaailmas nagu kaua olnud. Rännanud mööda Ameerikat, näinud, mismoodi seal need barbecue restoranid ka kõik ju läbi käidud, eks ole, ja nii edasi. Kas ei ole nagu peas olnud seda mõtet, et see meie punt teab, mida teha, et teha üks päris õige barbecue restoran Eestisse?
No ütleme niimoodi, et need mõtted olid kindlasti seal peas kuni, ma ei tea, aastani, ma arvan, et aastani 2010 või? Ei, tegelikult ma pigem ütlen seda, et võib-olla jõuliselt oli peas kuni aastani 2008, kui tuli majanduslangus. Täpselt, on. Et siis tegelikult ega seal, noh, ütleme, et paljud võib-olla ei mäleta seda enam, aga siis kukkus see toitlustuspool ikka päris kõvasti kokku, on. Et momendil kindlasti me selle peale praegu ei mõtle. Et pigem on see, et võib-olla seal on ka nagu põhjus, sellepärast, et meie nagu Rainiga oma igapäevases töös ikkagi läbi nagu cateringide üritustega ja Rain teeb tegelikult nagu ka ikkagi grilli ja barbeku koolitusi, on ju, ma arvan, et meil see kuidagi see maandame selle pinge nagu, et me tahaks nagu igapäevaselt seda pidada. Et tegelikult ei ole ju see restorani pidamine väga kerge ei ole. ülesanne. Aga kas sa näed, et meil selles Eestimaal võiks üks selline nagu rustikaalne nagu päris olla Oklahoma stiilis ahjudega, nagu teil, no okei, bussipeatuse kõrval seda ei tee. Ei, no selge, ei, no miks mitte selles mõttes, aga loomulikult võiks ju olla, et loomulikult võiks olla, aga noh, ma ütlengi seda, et eks seda stiili jäljendada ja sellist asja on ka alati raske, et meil on ju teatud ketirestoranid olemas, kes nii-öelda seda barbikut nagu pakuvad, on ju, aga ma saan aru, mis sa nagu mõtled, on ju, sest tegelikult ega noh, tulles tagasi, et need esimesed Jack Danielsil oli minu jaoks ka nagu täiesti üllatav, et sa jääd tee äärde seisma, seal ongi siis nagu treiler, on ju, ja siis sul bullet porki pannakse sinna vahele ja tehakse ja kaste peale, sa vaatad, ongi päris see. Ja et siuke tunne, et tegelikult miks see vend võistelda ei tohi. või pigem oli küsimus, et kui loodame, et see vend võistlusele ei lähe, et sellest küll vist jagu ei saa. Et loomulikult see on, no. Eks me selle food truckide ja nendega on tahetud seda teha, on ju, aga jah, ma ütlen nagu Eestis, mina ütlen nagu nende grill- ja barbeku restorani koha pealt on okei, aga selles mõttes jah, et võib-olla päris sellist niukest USA stiili võib-olla tõesti ei ole veel. Tahad sa lõpetuseks rääkida veel ühe väga naljaka barbecue loo või? Ma ei tea, mul siin jutu sees vist tulid kõik need lood ära. Ma kuidagi ma ei tulegi nagu, mul oli jälle see võib-olla seal, ma mõtlen, need on sellised situatsiooni naljad, on ju, aga seal Saksamaal 2004 võistlustel oli niimoodi, et seal oli ma ei tea, 100 võistkonda tohutult suurelt ja kõik asjad ja kõik regleme, kõigene kohtunike koolitus, siis peakokkade nii-öelda koolitus, kaptenite koolitus on ju, kõik asjad, kõik räägitakse ära, et ma ei tea, kell 12 läheb kana, 12.30 läheb see, on ju. Ja siis 12 antakse stardipauk ja meie kõrvalt siis, aga siis oli nii, et see vaagnate peale serveeriti või niimoodi lahtiselt. Minu arust ei olnud karpi ei pantud niimoodi, et kuidagi lahtiselt serveeriti, aga viid siis sinna kohale on ja siis meie kõrvalt siis Horvaatia võistkond tuli siis niimoodi, et suure vandiku peal oli ja kõik 4 entrit oli korraga välja pandud. Et ma kuidagi nagu mitte üldse nagu pahatahtlikult, aga ma just mõtlen, et nad, inimesed olid nagu meie kõrval ja tulid nagu. Et neid lugusid on tegelikult olnud, et võib-olla minu jaoks ongi sellised naljakad lood, mis toimuvad nagu seal võistluse sees, kui keegi seal mingi järsku hüüab midagi või sellist asja. Me oleme ka kandikutega võistelnud seal VBK-s, minu arust Saksamaal pandi kala ja mingi kodumaa ja värgid pandi veel kandikute peale. Aga teised asjad olid juba karpi korjanud. Ja teine asi on see, et Jack Danielsil on ka iga aasta, tegelikult sa vaatad neid nagu food truck'e ja räägid seal mõne Ameerika võistkonnaga seal nagu sihukest ehedat Ameerika asja ja seal aastaid oli üks Kanada proua, viimane kord me ei näinud Diva Q, kes on olnud ka väga edukas Jackile. Ja siis tema juures siis alati ta kutsus väiksele napsule enne seda, kui tuldi sealt. Sakslased, poolakad kõik olid koos, tegime ühe napsi ja seal pidas kõne sihuke ja igal pool nalja on palju saanud. Lõbus peab olema. Lõbus on väga olnud. Et kui see peakski olema tegelikult see, et kui ma enne küsisin su käest, et kas, et mis su soovitus on sellele, et kes tahab barbecuega võistlema hakata, siis tee kodus barbecued ja vaata, kas sul on lõbus. Et kui sul ei ole lõbus, siis või sa hullult pungestad, pane digipulli otsa ja sa nägu naerul ei ole, siis on mõtet seda teha vist. Ja selles mõttes, et tegelikult siin oli äkki
Tarvo ühes saates ütles seda ka, et mina soovitan ka, et kindlasti mitte ärge barbecue-võistlusele üksi tulge, et kõige parem on see punt on koos, aga punt ei tohi tõesti liiga suureks minna, nagu sa ütled, et kui sa 10-kesi oled, siis on juba juhtub jah, mingit asja, kui ei ole spetsiifiliselt ära jaotatud, et keegi ma ei tea, mida teeb, aga selles mõttes, et ma arvan, et see 3-4 inimest ongi suhteliselt optimaalne, ja võib-olla on käinud nagu läbi ka siin saadetes selline asi nagu siuke alkoholi joomine ja mingi selline asi, sest mina nagu pigem ütlengi, et minu nägemus oli see, et esiteks nende esimesed aastad, selle ma ei tea, esimesed 10 aastat, me panimegi nagu pidu. See ei olnud nii seotud nagu sellest alkoholi tarbimist, sellist asja, aga tegelikult oligi nagu pidu, et me saime kokku, et poisid, et sõbrad, kõik on koos, nüüd oligi nagu siuke lahe nagu pidu ja samas nagu võisteldi sellist asja. Et siia võib-olla kõige naljakam lugu ongi see, et viimased 3 aastat siis Barbecue Symphony lihtsalt see on läinud niimoodi, pole Vanamõisa võistlustel tilkagi alkoholi, no ma ei saa öelda tilkagi, aga pole alkoholi tarbinud ja viimased 3 aastat me oleme Eesti meistrivõistluse arvestuses 2. kohal. Las igaüks teeb ise oma järeldused sellest. Meie tulemused, ma ütlen vastupidiselt sel hetkel, kui me lõpetasime, mis on ka umbes sama kaua vist, on jõudsalt paranenud, kuni siis tänaseni, kui sai nagu karika näpu vahele ka. No tegelikult olgem ausad, ega teine koht on ju väga stabiilne esitus ja väga hea, et selles mõttes pigem see lugu on nagu naljaga, aga selles mõttes, et see, siit on räägitud nii palju sellest, et kui sul on tunne palava ilmaga, et on vaja see kann õlut ära juua, siis on ju, aga see enam ei ole siuke võistlus, kus sa hakkad, ma ei tea, pitsist viina võtma või mingit sellist asja, et siis sa enam ei võistle, et siis juba võistleb keegi teine su eest. Kuule, aga aitäh, et sa tulid. Nüüd meil on siis kuulatud kõik need Allani lood ka, mida keegi teine ei teadnud või ei mäletanud või ei taha mäletada või ei julge rääkida. Ja aitäh sulle ja võistlustel tõenäoliselt näeme ja edu teile Jackil. Aitäh teile!